Tere head kuulajad ja vaatajad, järjekordne osa saatest Epitsentris on teie ees. Aktuaalsed ja olulised teemad nõuavad taas arutamist. Nõnda on. Esmalt räägime täna sellest, millest Eesti inimene on murelikult juba terve selle aasta alguse rääkinud ehk kõrgest elektri hinnast. Ehk paneme näpu peale, miks ta meil siis nii kõrge on. Seejärel arutame selle üle, miks on nii, et kui Riigikontroll mõne teravama raportiga välja tuleb, juhtub ikka nii, et võimul olevad poliitikud püüavad näidata, et Riigikontroll on asjadest täiesti valesti aru saanud ja olukord pole üldse nii hull, kui paistab. Seda, kui hull see olukord siis Eesti riigis on või hoopistükkis ei ole, küsime seejärel aga riigikontrolörilt endalt. Stuudiosse tuleb Janar Holm. Kas nagu öelda seda, et ühiskond on nagu katki või pooleks, et ma arvan, et ühiskond on niisuguses pinges, et seal on teatavad praod nagu tekkinud, et ühiskond toimib, aga me kõik kannatame, milleks mulle seda vaja olukord tekib ja siis jäävad väga paljud väärtuslikud mõtted ütlemata, et minust oli presidendi kõnes, ta ütles ka seda, et kui see kõik nii jätkub, siis saabub vaikus. Nagu ikka tuletame teile meelde, et oleme teile tänulikud abi eest meie saate levitamisel. Tõepoolest oleme. Palun tellige meie kanal, märkige meie saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias sõpradega. Aga nüüd aeg tänased teemad ette võtta ja lahti rääkida. Meie mahuka kliimateose Planeet ei põle esimene tiraaž läks kärbelt. Nüüd on valmis uus trükk. Leiad selle meie veebilehelt vabaduse.ee või raamatupoodidest. Alustame täna siis saadet küsimusega, et miks meil see elekter siis nii kallis on. Tuleb tunnistada on ju, et see on lihtsalt nii hea teema, kus erinevatel võimsatel huvigruppidel ja tootjatel endil ka ja siis ka poliitikutel, kus juures poliitikute taga on ka tõenäoliselt näha huvigruppide kõrvu, et neil on hea inimestel igasugu soga ajada, et näiteks öeldakse, no näed, külm ilm oli ja palju tarbiti, et selle pärast on hind kõrge, seda võib öelda näiteks elektrifirma esindaja. Või siis näete, minister Sutt selgitab siin rahulikult ka televiisori vahendusel rahvale, et Eestis on elekter sel talvel olnud eriti kallis, sest tegu on olnud ühe kõige külmema talvega viimase 25 aasta jooksul. No võt siin muud küsimust ei tekigi, et kas rahvusvaheline imperialism on ka teinekord süüdi milleski, eks ole, et aastaajad juba tuleb mängu võtta ja appi võtta siin, eks ole. No võtagi, inimesed vaatavad siis arvet ja tegelikult on väga nõutud ja kurjad ja pahased ja see on ju arusaadav, et nad on kurjad ja pahased ja siis lisaks veel mingi poliitiku onu kuskil tänitab, et näe, see on selle pärast nii, et sa ei tahtnud tuulikut püsti panna, et sa oled see loll tuuliku vastane, et see on kõigi nende tuuliku vastaste süü, on ju. No loomulikult see kõik nii ei ole ju, et tegelikult on ju küsimus hoopis mujal. Aga siit edasi saab ainult minna uue plaaniga, on ju, siis valitsus tulebki uue plaaniga välja, et kui eelmine aasta taheti miljardeid merre panna, on ju, meretuuleparkidele, siis nüüd on selline plaan, kus kõigepealt antakse omavalitsustele kommiraha, et nad siis oma neid valla näiteks elanikke, kes on tuuliku vastased, kuidagi ära suruksid või vähemalt tekitaksid neile nagu sellise, võiks öelda, et enamuse surve, kes tahab seda kommiraha saada, et teeme siis, ma ei tea, lasteaia seal teekorda või paneme seal mingisuguse mänguväljaku püsti selle miljoni eest, mis me per tuulik saame või midagi sellist, eks ole, et siis saab suruda neid, kes ei taha nagu oma koduõue tuulikuid, on ju. Aga põhiline plaan on siis jah, et teeme selle gaasijaama ja siis äkki saaks seda kallist vesisalvestit ka teha ikka. Et see on ka hea plaan ja võib-olla kunagi isegi teeme tuumajaama. Selline suur ilus plaan, eks ole, ja iga selle plaani osa taga on väga suur hulk raha, et sellest tuleb aru saada. Aru tuleb ka sellest saada, et kelle raha see on. See on meie raha. See on meie raha ja siis iga plaani osa taga on ka seltskond, kes seda meie raha endale tahab ja tegelikult, see kõige parem plaan ei ole, aga sinna ka võib-olla otsapidi käsitlema, kohe jõuame. Nii et alustame siis küsimusest endast jälle, et tegelikult on sellele küsimusele, et miks elekter kallis on üsna lihtne vastus. Vaat ise tegime elektri kalliks. Ise tegime. Kes tegi, ise tegi. Ei ole nii, et enne pole külm olnud või et need miljardi toetused jätsime matmata sinna, ma ei tea, Liivi lahte või kuhugi. Tegelikult on nii, et valisime endale sellised poliitikud, kes meile sellist energiapoliitikat pakuvad. Ja meie siis ütleme Eesti riigi, Eesti kodanike, Eesti elanike huvide eest, ka Euroopa tasandil ei seisa, on ju. Ta on esiteks väga lihtne, et hinnad on kõrged selle tõttu, et me ei tooda Eestis piisavalt elektrit.
näed, loeme siit ette. Ligi pool mullu Eestis tarbitud elektrist tuli Soomest. No hästi lihtsalt, kui midagi on turul puudu ja ilmselgelt meil on siin turul palju elektrit puudu, noh, pool tuleb Soomest, eks ole, sisse osta, siis turul hind tõuseb. Kuigi jah, siin tuleb väike märkus teha, et elektritult tegelikult, mis meile räägitakse, et turg on, ei ole mingi turg selles mõttes, et meil kehtib sellel turul täiesti absurdi loogika, eks ole. Et ma siin energeetika Arvi Hamburgi mõtet kasutades, tema on seda võrrelnud siin sellega, et kui tavalisel turul näiteks müüakse kartuleid, 3 eurot kilo, ja siis keegi tuleb sinna turule juurde, turuväravast hõikab juba, et mul on kartulid nüüd 20 eurot kilo. Et ma tulen neid müüma siia turule, ruumi on, ma tulen neid müüma. Ja siis kõik hakkavad kohe korrigeerivad hinnad 20 eurot kilo. Ja no mis turg see on? Et see ei ole turg, eks ole. Aga noh, see probleem, miks ta sinna tulla saab, eks ole, ongi see, et meil ei ole piisavalt kartulit selle 3 euro eest. No ja siis ongi küsimus, et miks ei ole, et kas ei ole selle tõttu, nagu siin valitsejate jutust mulje võib jääda, et meil on ikka veel mõned tuulikud puudu näiteks. Et nagu see peaminister meil Michal, et see armastab korrutada, et nägite ise, elektri hind on kõrge, fossiilid tegid turgu, ei ole piisavalt tuulikuid, on ju. No nende fossiilideni ka kohe jõuame. Aga vaat selle Michali jutu mõte on just see, et paneks veel tuulegeneraatoreid püsti, siis läheb paremaks, noh, nagu see valitsuse plaan siis on. Et muu hulgas on süüdi siis inimesed, eks ole, nagu ma ütlesin, kes ei taha, et neid tuulikuid siia, eks ole, noh, loodust häirima ja reostama. Aga sellise stiilis jutt on tegelikult kõik vale, et alustame sellest, et tuulikute rajamisel peidetakse tegelik kulu ära. Selle tõttu räägitaksegi mingitest hinnapõrandatest ja teeme vähem pakkumisi ja asju, et mida siis riik korraldab, et siis nende samade tuulikute rajamiseks toetust maksta, meie taskust. Et siis, kui need tuulikud valmis saavad ja tööle hakkavad, siis neil tundidel, kui tuul puhub, näeme me sellel, börsil, eks ole, nii börsil, et meil on hind madal, sest tuulikud töötavad kogu aeg, eks ole. Aga samal ajal me maksame teistelt ridadelt oma elektriarvel selle kõik kinni. Ja see tuleb lihtsalt aru saada, teiste ridade peale pannakse, eks ole. Seal on taastuvenergia tasu, seal on, eks ole, mingid sagedusreservi tasud, aktsiisitasud, nii edasi. Ehk siis võrgutasu. Ehk siis võrku tuleb ümber ehitada, sest tuulikud on ajali, tuleb võimsamaks ehitada. No kusjuures see on juba pihtakand, et tahetakse ju võrgutasu tõsta nüüd. No täpselt, võrgutasu tuleb, aga selle pärast tuleb. No jah, aga vaata see on jälle see, et ega inimesed selle peale mõtted, nad loevad uudist, on vaja, umbes, et plaanitakse tõsta, tahetakse luba, on ja, aga keegi ei mõtle selle nagu tausta peale, et miks seda siis tehakse, on ju. Aga sellest saadakse küll aru, et kui suur osa sellest elektriarvest on just nimelt võrgutasu. Et seda sa ise lõpuks maksad, eks ole. Ja, aga mõeldagu siis rohkem, aga lähme edasi. Täiesti absurdne, eks ole, et sa nagu seda ühte kokku ei vii siis, et kuule, sellepärast, et sa nagu neid võrke niimoodi peadki ajale, et see ongi loogiline, et sul on hajatootmine, sul on neid elektrijaam, iga tuulik on elektrijaam, sul on iga elektrijaamani vaja viia võrk, mis võtaks vastu, eks ole, selle ja muudaks sulle, seal on muud kulud veel igasugused, mis on, ütleme, kuna tuule, ma ei hakka detailidesse minema, kuna teda on vaja ühesõnaga muuta võrgule sobivaks niikuinii veel lisaks, eks ole. Aga ühesõnaga, need on kõik väga suured kulud, millest ei räägita ja lisaks muide on väga huvitav asi, meil on selline asi nagu sagedusreservi turg, Suurbritannia näitel, kus me teame, eks ole, et seal makstakse tuulikutele, kui nad töötavad liiga võimsalt, eks ole, võrk ei suuda vastu võtta, siis makstakse, et nad seisma panna või et nad vähem toodaks. Aga meil tegelikult Eestis on see sama asi, juba kehtib. Mul on soovitus lihtsalt, ütleme ajakirjanikel, kes teemadega tegelevad, aga minge vaadake Elering, palju maksab sagedusreservi turul tootjatele peale ja siis küsige välja numbrid, et palju makstakse selle eest. Palju makstakse selle eest, et näiteks päikesepaneelid päikselisel ilmal nii-öelda vähem toodaksid, alareguleeritud oleksid või tuulistel ilmadel tuulikud. Et see on väga huvitav punkt, et ma pakun, see on miljonid eurot tegelikult, mis juba lähevad. Ja me peamegi seda aru saama, et kui me arvestame elektrienergiasüsteemi ehitamisega, siis me ei saa arvestada sellega, mis on turuhind. See on mõttetu arvestus. Turg, nagu ma selgitasin, see on nii selline jabur mõiste siin antud hetkel, eks ole, arvestades veel seda ka, et huvitav, et meil siin Eestis, eks Soomest ostsime poole elektrist sisse, aga Soome keskmine elektrihind oli Soome hinnapiirkonnas sellel samal ühel turul. Oli poole soodsam eelmine aasta, kui oli Eesti oma. Turg, tere turg, on ju.
Aga jah, me peame arvestama ühiskondlikku kogukulu, mida me peame kandma või siis ühiskonnana või siis ka leibkonnana seda arve kogusummat, mida me peame maksma selle eest, et meile see elektriteenus tuleb, eks ole, et see on ka natuke vale kontseptsioon, et turul müüakse kaupa, aga tegelikult elekter on teenus. Ehk siis mida sa selle teenuse eest maksad ja et see teenus sulle koju jõuaks, see on see kogukulu ja kui me ehitame hajatootmist sellist, nagu me ehitame, siis see kogukulu paratamatult juba võrguehituse koha pealt kasvab rohkem, eks ole. Et see on see, mis sellele kõik juurde tuleb, aga nagu ma ütlesin, see on see reservitasud ja mis kõik veel, eks ole. Ühiskondlik kogukulu, et kes tahab natuke lähemalt selle temaatika kohta lugeda, et siis ma soovitan, meil on portaalis ka intervjuu doktor Lars Tšernikaga, kes seda problemaatika nii-öelda puust ette punaseks teeb. Aga siis lisaks nende tuulikutega on ju veel teine asi, et nad ei tööta siis, kui tuult ei puhu ja päikeseparkidega samamoodi. Päikest ei ole, et siis raske on töötada, kui päikest ei ole. Ja jutt, et meil siin kuidagi on realistlik rohkem kui mõned üksikud tunnid akudega katta, et ei ole realistlik, ei ole, et see on lihtsalt sedavõrd kallis. Ja siis selle külmal perioodil, kui meil tuult regioonis üldse ei ole näiteks ja Soomest ei tule, Leedust ei tule, kus on palju tuulikuid ja nii edasi, et meil ka tegelikult võivad need tuulikud olla isegi elektritarbijad, sest et tuulikusabasid on vaja soojendada. Kui nad ära külmuvad, siis nad ei tööta lihtsalt, eks ole, niikuinii. Ja muide Eestis ka siin viimasel, meil talvel oligi ka periood, kus tuulikud tegelikult võtsid võrgust energiat, mitte ei andnud sinna energiat külmaga, võtsid energiat. Ja see uudis ka siin, et Soomes ju külmusid need tuulikulavad ära, et see jooksis ju ka läbi, et siis seal oli ka sellega veel probleem, et soojendust ka peale ei olnud. Niisiis, meie hind on kallis, kuna meil ei ole piisavalt tootmist ja jutt sellest, et paneme mõne tuuliku rohkem püsti, saame odavat ja kindlat elektrit, et see ei kannata tegelikult kriitikat. Aga nüüd ongi oluline, et tegelikult on näha, et arusaadav, et ka meie targad valitsejad ju teavad seda, väga hästi teavad seda. Ka Michal ütleb, et loomulikult on meil vaja juurde ka juhitavaid võimsusi. Ja vaat sellele on siis mõeldud nii, et rajame gaasijaamad ka. Aga siin on tegelikult jällegi kaks asja. Esiteks see, et äkki oleks odavam jätta see tuulikutega seotud ühiskondlik kogukulu sel juhul tegemata ja teha lihtsalt gaasijaamad. Võib-olla oleks see parem mõte. Aga siis tuleb arvestada ka sellega, et sõltume oma elektrienergia tootmisel kütusest, mis ei ole meie kontrolli all. Ehk see baaskoormus nii-öelda gaasile asetades, me sõltume gaasitarnetest ja tänases maailmas geopoliitiliste pingete puhul on see lihtsalt ebastabiilne. Ma arvan, et samasugune juhuelekter siis või ütleme, juhuenergia nagu tuul ja päike sellisel juhul. Et vaata, näiteks Hormusi väinast ei saa Katar oma LNG-ga läbi, nagu nüüd Lähis-Ida konflikti puhul oli, või siis peatas ka rünnakute tõttu tootmise, aga meile Euroopas oluline tarnija. Aga mis teeme siis? Ja siin tegelikult on Katariga ka mingisuguseid muid vaidlusi olnud näiteks, et ütleb, et lihtsalt ei anna lõpuks. Mis me teeme siis? Aga mis me teeme siis sellega, et kus me seda gaasi saame? Ja ma ringiga jõuan nüüd tagasi selleni, et kui meil on praegu elektridefitsiit Eestis, siis tegelikult 2018. aastani elektrienergia mõttes olime me Euroopas kõige sõltumatum riik. Elektritoodang ise oli suur ja me eksportisime kõvasti. Millega? Kuidas? Loomulikult oli see põlevkivi energia, mis meil Narvast tuli. Ja siis ei olnud see, mida see Michal siin papagoina tegelikult korrutab, et kallis on, appi, nuuks, kallis on, fossiilid teevad turgu, sellepärast on kallis. Aga miks siis ei olnud? Kuidas siis oli võimalik? Mis juhtus? Eks me kõik teame seda ju ja mulle siin üks Eesti Energia endine juht hiljuti alles sellises reljeefses võtmes ütles ka, et mis ikka juhtus, me maksustasime surnuks selle põlevkivi, et me kõik peame aru saama. Sõltumata sellest, kas meile meeldib see põlevkivi energia või mitte. Aga see, miks see kallis on sellepärast, et me maksustasime ta surnuks, me otsustasime, et me seda enam ei taha. Ja siin ma tahangi nüüd jõuda selleni, et tegelikult tunnistavad seda ju valitsejad ise ka, ainult et nad ei ütle seda selgelt. Nad ei ütle selgelt seda. Nad ütlevad ühelt poolt nii, et põlevkivijaamad ei pääse turule, sest sealt tulev toodang on liiga kallis. Ja siis teiselt poolt ütlevad, et pooldame selle ETS-i reformi. Mis see ETS on? Mis see on? Muidugi pooldame. Suuremad mõned riigid, Itaalia ja Saksamaa tahab seda lõpetada, et muidu nad vist ei pooldaks, et lööks ilusti kulpi. Aga siis võib ju pooldada. Aga mis asi see ETS siis on?
see on Emissions Trading System ehk Euroopa heitkogustega kauplemise süsteem. Eestikeelne lühend tegelikult võiks olla siis HKS, ja ongi tegelikult. Süsteem töötab ise juba 2005. aastast ja see on siis see süsteem, kus sellised suured CO2 emiteerijad, nagu näiteks Narva elektrijaamad, peavad endale ostma süsinikukvooti ja põlevkivist elektri tootmisel on see selline 1:1 suhe ka ja lihtne, et 1 megavatt-tund elektrienergiat on 1 tonn CO2 kvooti. Ehk siis meie Auvere elektrijaam peab ostma iga megavatt-tunni tootmiseks 1 tonni kvooti. Ja nüüd kuni 2018. aastani, kui me elektrit eksportisime, et see kvoodi asi meid absoluutselt see ei seganud, eks ole. Kvoot oli odav, aga siis hakkas see hind järsult üles kerima ja üles hakkas ta kerima selle tõttu, et Euroopa Liit alustas sisuliselt siis selle kvoodi vähendamist. See süsteem ongi mõeldud sellest, et ta paneb selle piiri peale, et palju kvooti on, eks ole, aga nüüd ta hakkas seda jõuliselt vähendama. Nii et vaadake, et see seatud maksimum tohib olla selline, eks ole, esialgu oli kõigil küll, on ju, siis ei ülegi, on ju, siis hakati ülejääki turult eemaldama ja siis 2021 leppega, see kannabki ilusat pealkirja, see on Fit for 55, ma ei tea, 55. aastaks saledaks, mis on, see on süsiniku nulli tahame 55. või 50. ma ei tea, mis aastaks jõuda. Võtta, siis hakati seda kvooti jõuliselt vähendama ja see tõstis selle kvoodi hinna enam kui 100 euroni vahepeal tonnist ja nüüd mõelge sellele selles valguses, et Auvere elektrijaam peab ostma iga megavatt-tunni elektri tootmiseks peab 100 eurot juurde panema. No ja siis tuleb Michal ja ütleb, et ei saa turule, nii kallis on see Auvere elektrijaama tootmine, et ei saa turule. Oota, aga miks ta kallis on? Ma ei tea, miks ta kallis on? Et kas teil, ma ei tea, vaatad ka, et kas teil ei tundu, et teile valetatakse nüüd natuke? Et kes see tegi kalliks, kust ta tuli siis? Et lisaks on see veel, et meie valitsejad on tegelikult veel sellised, ma nimetakski, et on nii munad selle asjaga, et nad tegelikult saaksid ka erandeid küsida, et valitsus saaks tasuta kvooti näiteks elektrijaamadele anda, aga no meie ei tee seda, me ajame mingi krüptilist juttu, et ETS-süsteemi on vaja ikka muuta, et võib-olla tõesti on ju, no ma ei tea, tõesti, võib-olla mitte muuta, võib-olla uuta. Et uutmine tuleks välja kuulutada. Perestroika võib-olla, palju õnne, eks ole, perestroika tuleks välja kuulutada. Kui see mõned riigid nagu Hispaania seal oma sotsialistide juhendamisel tahab sellega ikkagi edasi minna, siis veel selle ETS2 süsteemi ka käima panna ja veel kokkulepitud tempos, eks selle juurde tuua, et siis meie autokütuseid ja kodugaasi sama loogikaga maksustama hakata. No ma ei tea, loodame, et terve mõistus nagu võidab, eks ole, nii hulluks see asi ei lähe, aga no meil on ka gaasikütte, et see on lihtsalt nagu jabur, on ju. Ma ei tea, kas ise hommikul tsiteerisin mingit uudist jälle, kus Taanis keelati gaasikütte ära kodudes, tere hommikust. Nüüd ma ei tea, terve mõistus tegelikult muidugi tähendab seda, et selle süsteemi peaks tegelikult ära lõpetama, et isegi mitte selle tõttu, et CO2-le keskendumine on mingisugune jama, on ju. Võt siin on lihtne fakt, mitte kedagi teist peale Euroopa üksi ei huvita see teema enam absoluutselt. Hiina on suurim emiteerija, neil on CO2 maksustamine põhimõtteliselt sarnasel meetodil, no küll me oleme uhked, meil on Hiinaga sarnasel meetodil mingi asi, eks ole, aga hind on umbes 10 eurot tonnist. USAs ei ole üldse sarnast asja, tähendab, keegi ei ole nii loll, et enda tööstust ise sellega ära hävitada, välja arvatud siis Euroopa. Nii et ma ei tea, kokkuvõttes, eks see nii on, et põlevkiviga seotud keskkonnamõju me ei saa eitada, on ju. See on kindel, sa võtad suured kaevandused, kaevad sealt, eks ole, paned kivi ja paned kivi ahju, suur osa sellest kivist jääb ju alles selle põlevkivi tuhana ja mis selle tuhaga teha, kõik see, kõik õige, absoluutselt. Aga meil on selline, ütleme, valik, on ju, et kas me proovime siis nii edasi pressida, nagu juba on, me juba tulemusi, eks ole, näeme, või siis meil on, eks ole, võimalus tagada tänu sellele praegu selline varustuskindlus ja mõistlik hind, on ju, et muidu me võime siin ju poe kinni panna üldse, eks ole. Kusjuures me mõtleme selle sama vaata keskkonna kahjulikkuse pärast, et ma ütlen, me oleme sellest nii palju rääkinud, et tegelikult keegi, me ei mõtle sellele, et mis saab tuulikuga. Lähed nendesse vanadesse tuulikuparkidesse, nad lihtsalt seisavad, keegi ei võta neid lahti ja ei hakka teisaldama, sest mis sa teed sellega? Et see on ju samamoodi keskkonnale kahjulik jälg või ütleme reostav, et siin tuleb lihtsalt panna nagu, ma ei tea, kaalukausile ja mõelda, aga me pigem pigistame silmad kinni või võtta see sama päikesepaneel, kui selle eluiga saab läbi,
no mis sa teed sellega? Kuhu sa viid selle? Kuhu seda ladustatakse? Et jutt sellest ümbertöötlemisest ja kõik sellest tänase lahendused ei kehti ja sellepärast ei ole ka tuulikulabades ei töödelda ümber, neid siis maetakse mis iganes, kuni on selline kommertsiaalselt võimalik neid hästi ümber töödelda. Sest praegusel hetkel see ei ole lihtsalt majanduslikult kasulik, sellepärast neid maetaksegi kuhugi maha, eks ole. Või nad jäävad seisma või nad lisaks selle rajamine, mõtle merre, teed suured betooni vallad. Betooni, aga vaata seal ongi, et inimene ei suuda aru saada sellest, et need asjad ei ole jäädavad. Et kui sa paned ühe tuuliku püsti, et see on sul forever and ever. Ei, tal on oma tööiga, olenevad, ütleme, õhust ja kliimast tegelikult ju see varieerub, on. Et soojas keskkonnas võib-olla peab kauem vastu, kui nüüd vahelduva ilmaga, nagu näiteks Eestis on. Et aga ei, arvatakse, et kui paned tuuliku püsti, siis see on igavesti. No ei ole. No muidugi ei ole. Nii, et ma arvan ka, et see on täitsa see osa on ka läbi mõtlemata, täiesti läbi mõtlemata, nii et kokkuvõtteks ma praegu nõustuks tegelikult ise Arvi Hamburgi, kes meil siin ka ütles, et hetkel meil on vaja siiski põlevkiviga edasi tegeleda senimaani, kuni me peame jalad kiirelt kõhu alt välja võtma, eks ole. Me tegelikult põlevkivi niikuinii, kunagi saab otsa ka ja kõik see, eks ole, ja nagu ma ütlesin, ei ole kõige parem meetod, et ilmselt on efektiivsemaid lahendusi, mida sellest teha. Ehk siis muud lahendused on kindlasti vajalikud, aga tõenäoliselt on see tuumajaam, sest meil on vaja suurt kogust energiat ikkagi, et me nende tuulikutega siin ja gaasijaamadega seda probleemi ära ei lahenda. No tõsi on, et ei lahenda, aga lahendust on vaja, nagu me teame ning mida varem, seda parem. Kuid võtame nüüd uue teema ja küsime, miks Riigikontroll võimulolijatel pinnuks silmas on pidevalt. Planeet ei põle on mahukas kogumik intervjuusid ja artikleid, mis esitavad teaduslikud vastuargumendid seni valitsevale kliima-alarmismile. Osta raamat juba täna meie veebilehelt vabadused.ee või hästi varustatud raamatukauplusest. Aktiivse kodanikuna ja ajakirjanikuna hoian ma loomulikult pidevalt uudisvoogudel silma peal. Üks teema, mis ajakirjanikele peab erilist huvi pakkuma, on riigi valitsemine, võimu teostamine, meie käest kogutud maksuraha kasutamine. Igaks juhuks ka eelhoiatus, ma olen tegelikult kriitiline olnud iga valitsuse osas, kui nad minu hinnangul midagi valesti on teinud. See tähendab siis, et neile usaldatud võimu ja ressurss meie maksuraha on kuidagi valesti või ebaotstarbekalt kasutanud. Et see ei ole ainult praegune valitsus, vaid üldse. Ma olen näinud, X-is ükskord tehti postitus, kritiseerisid selle jälle, panid puid alla kellele, siis keegi tegi postitused. Ma scrollisin pool aastat, kahtlane inimene on see teisi, et ma scrollisin pool aastat tema tweete tagasi ja ta ainult Eesti 200 reformile paneb puid alla. Kas ta on endiselt ajakirjanik? Ja küsimus oli, et ei tea, kas see teisi on endiselt ajakirjanik või see oleks nagu kahtlane asi, kui ajakirjanik kritiseerib või ka ironiseerib sellises lõbusas võtmes, selline keelpõses huumoriga nagu mingite valitsejate üle vaata. Ajakirjanikul on see keelatud, aga Jürgen Ligi võib. Ja Jürgen Ligi võib muidugi. Aga Jürgen Ligini ei jõuan veel. Need on säutsla terad, et see on nii naljakas lihtsalt, kui mõned inimesed, ma ei tea, mis nende ajudes toimub. No aga mida teha, kui juhturollis on meil juba mõnda aega olnud üks kindel seltskond, siis pole midagi teha, et nemad siia etteotsa kerkivad kogu aeg, et neid nii-öelda on vaja võtta luubi alla. Eriti kui nad ei suuda ka seda meie käest kogutavat raha silmnähtavalt kuigi otstarbekat kasutada. Ja igasugu nalja teevad siin. Vahepeal hüüatused on vahepeal, kui sitaks raha neil on. Vaata, probleem on ka selles, et nad ei tee oma asju läbipaistvalt. Et võt see ongi nagu see, et ajakirjanduse roll peakski olema ju see, et me näitame kitsaskohale näpuga. Ja kusjuures mul tuli üks asi veel meelde selle tänase raha kasutuse osas on ju see nali, et oot, kas valimised on tulemas või? Nad hakkasid tegema ju lisaeelarvet hakkas tegema, Jürgen Ligi ka ütles vaata midagi, et ei no ma küll ei tahaks, aga teeme. Aga lisaks ajakirjandusele on meil ka riigis üks asutus, mis riigi valitsemise läbipaistvust
jälgima on kutsutud, selle nimi on siis Riigikontroll. Meie tänase saate suurem fookus ongi Riigikontrolli tegevusel. Ehk siis mõtestame natuke selle asutuse rolli ja vaatame, kuidas see roll siis ühiskonnas peegeldub, ehk täpsemalt, miks nende töö valitsevalt klikilt niivõrd palju negatiivset tagasiside saab. Ja siis muidugi saame selle kohta, aga kindlasti ka Eesti ühiskonda puudutavalt laiema vaate kohta küsida ka riigikontrolör Janar Holmilt endalt, kes siis kohe siia stuudiosse tulemas on. Aga enne mõned nüansid, mida selles teemas esile tõsta tahame. Ehk siis minu küsimus on, et mis on siis ikkagi see põhjus, miks ei öelda Riigikontrollile nende töö puhul mitte liiga sageli aitäh, et te viitasite probleemile, tegeleme probleemi lahendamisega, või tegelikult kallatakse see Riigikontroll sellise poliitilise sopaga lihtsalt üle või poliitilisel tasemel selle sopaga üle, on ju. See vist natuke sõltub sellest ka, et kui opositsioon ikkagi siis nad viitavad, on ju, Riigikontroll niimoodi, aga siis koalitsioon ütleb, et see on jah. Võib-olla see on ainult minu tunnetus, aga veidi on tekkinud selline tunne, et avalikkus on ära unustanud, et Riigikontrollil tegelikult ongi põhiseaduslik kohustus olla sõltumatu ja kriitiline. Sest põhimõtteliselt on see loodud selleks, et jälgida ning vajadusele kritiseerida valitsuse ja riigiasutuste raha kasutamist ja suunamist. Ehk ma siis võtakski seda umbes nii, et kui valitsus tahab välja näidata mingi olukorra kohta, et see on hea või pole nii hull midagi, mäletad, nagu me siin eelmine kord rääkisime näiteks, kuidas haridusminister Kristina Kallas ütles, et Saisi peale panime raha, 800 000 läks, ei tööta, aga pole hullu. Et just sellises olukorras tulebki siis Riigikontroll, vaatab, analüüsib, et kas seda juttu saab kinnitada, et jah, ei ole hullu midagi või ongi hea või siis mitte ei ole hea, on ju. Et oleme ausad, kui Riigikontrolli raporteid vaadata, siis sellist kõik on hästi või pole hullu juttu Riigikontrollist tegelikult väga palju ei tule. Ei tule. Loomulikult on siin ka põhjus selles, et nad peavadki otsima riigielus selliseid kohti, mida saab või peaks parandama. Et kui on kuskil näha, et tõenäoliselt asi sujub ja probleeme ei ole, siis mida sa sellest uurid? Ja. Aga kui sa näed, et kuskil tõenäoliselt lappab, raisatakse raha, siis see on see koht, kus tuleb asjad selgeks saada. Seetõttu on ka oodatav, et suur osa, kui mitte enamik raporteid, tuleb vähemal või rohkemal määral kriitiline. Kõlab loogiliselt, on ju? No, mulle tundub küll, jah, selles mõttes. Ja ajakirjanikel on ju alati Riigikontrolli raportid on olnud esiteks hea lugemine ja teiseks, mõnikord on olnud, ma mäletan ka, et kunagi oli veel niimoodi, et kui sai mõne hästi hea kriitilise raporti, mis tõesti vigadele viitas, sai enne kolleege kätte kuidagi niimoodi. Sai enne kolleege kätte, kui see avaldati ja siis sai sellest lugusid teha, et siis oli eriti selline magus tera. Loogika selle juures on ka mõistetav, et valitsusele, kes sõltub valimistel saadud häältest, ei meeldi Riigikontroll. Sest eks nemad sõltuvad valimistel saadud häältest, seega populaarsusest ja sinu kui valitseja populaarsusele kriitika tegelikult hästi ei mõju. Aga ilmselt oleks siiski riigimehelik kriitikat arvestada, öelda, et teeme tööd ka nende vigade parandamiseks, kõlab loogiliselt, mina seda teeks. Ma saan aru, nagu me oleme siin ka varasemalt rääkinud, meil ei meeldi tõdeda, et me oleme olnud mingis olukorras rumalad, aga vahepeal selg sirgu ütle, et oi näed, on halvasti välja kukkunud, parandame ära, on ju. Võiks olla küll selline riigimehelik käitumine, selgelt ütled, kui on viga tehtud, jah, nii, väga aitäh teile. Eks sõltuvat ajast ja vastutavatest ministritest on seda tegelikult ka tehtud, kuid praeguseks tundub mulle, et selline vastasseis Riigikontrolliga on ajas siiski kasvanud. Ma ei tea, kas või sotsiaalmeediat jälgides, kus Riigikontrolli töötajad ühel pool ja mõni minister teisel pool, teine teisele, selliseid viisakusi ütlevad. Et minister eelkõige siis on Mihkel neid viisakusi ütlema, tuleb tunnistada. Ongi Mihkel või? Ütleme niimoodi, et me nimi Mihkel nüüd ei ole. Ma ei tea, kuidagi on läinud niimoodi, et me vist üheski saates ei saa ilma Jürgen Ligita. Väga proovin. Ta on nagu ilm, et millest inimesed ikka jälle räägivad. Väga vabandust kuulajate ja vaatajate ees ka, ma väga vabandan, ka täna ei saa me ilma Jürgen Ligita. Jälle jääb meil ette. Jälle jääb ette. Ja mitte sellepärast, et ta vaidab kuskil sotsiaalmeedias, vaid seetõttu, et on pika kogemusega ministrina esindanud kõige rohkem seda suhtumist, mida ma siin olen kirjeldanud, et Riigikontroll ei ole mitte minu partner, vaid minu vaenlane. Võtame näite ammusest ajast. Aasta 2011 toonane riigikontrolör Mihkel Oviir pidas Riigikogu ees oma iga-aastase kõne. Rääkis suurtest sotsiaalkuludest ja oli üldse päris kriitiline.
Eesti riik ei saa lõputult käituda jaanalinnu kombel, pead liiva alla peites ja olulisi otsuseid edasi lükates, ütles ta. No kes hüppas kohe välja nagu see kloun sellest mänguboksist? Et sellele vastata. Ei keegi muu kui ka tol ajal rahandusministri rolli kandev Jürgen Ligi. Üllatust. Tema sõnul maalis Oviir tegelikkusest halvema pildi, oli liiga estraadilik ja üritas meeldida laiemale publikule. No saate aru, riigikontrolör, kes valitakse ametisse tähtajaliselt 5 aastaks Riigikogu poolt, no tahab Ligi sõnul oma kõnedes meeldida laiemale publikule ja just seetõttu kritiseerib valitsust. No, ka see on võimalik muidugi, aga kas pigem ei ole loogiline, et poliitik, kes nüüd kriitikat ei talu seda sellepärast, et tahab laiemale publikule meeldida? Et hoopis teistpidi on see või? Võimalik, et ongi, kuule, No tulid need ministrite populaarsusuuringud. Ja. No Jürgen Ligi on tublis top 5. No. Mis täiesti jabur tegelikult. Kuidas, mismoodi? Aga näed, vaata, kui see on võib-olla see lihtsalt, et vaata, öeldakse ju ka, et any publicity is good publicity, ehk siis... Kuni sinust räägitakse. Kui temast kogu aeg räägitakse, et me tegelikult... Me aitame kaasa. Me aitame Jürgen sind, me aitame. 2 aastat läheb mööda, Riigikontroll avaldab taas aruande, mis riigi jätkusuutlikkuse osas küsimusi tõstatab ja näe, milline kaikamees jälle platsis. No eks ikka Ligi või? Ma ei saa tihti aru, mida Riigikontroll teeb. Võib-olla sel korral võiks neid punkte ükshaaval vaadata, aga kas või tänases meedias need hinnangud, mida ta Eesti heaolule jagab, väljuvad kaugele Riigikontrolli pädevusest. Võiks arvata, et tegemist on konjunktuuri või psühholoogia instituudiga. Ma alati mõtlen, kuidas ta suudab neid silte ka kleepida vaata kõigile, laia haardega. See on mõttetu seltskond seal Riigikontrollis, põhiseaduslik institutsioon, mõttetus psühholoogia instituut, vaatamist, et teema, mäletan, kuidas konjunktuuri instituut oli tal kogu aeg, ei ole teadus, mina olen akadeemik, et süke jutt. Vot, aga kas sa mäletad, kes tollal oli riigikontrolör? See oli siis, mis aasta see oli? 2013. Oviir siis ei olnud enam, Vot, riigikontrolör oli meie praegune president. Karis või? Vot. Aga jah. Ligi paneb Karisele praegu ka ju, vaata, välispoliitikas ütles, et Karis on teid väga aga ta on ka olnud välisminister samas, eks ole, ta ju teab seda, ta oli lühikest aega ka välisminister, ta on kõik ministri kohad läbi. Mida see Eesti riik teeksid, ma Jürgen Ligit? Või meie saade? Mida teeks Eesti riik või epitsentris ilma Jürgen Ligita? Absoluutselt. Me oleme lihtsalt hea näide sellest. Nii, aga jah, oleme vist selle selgeks saanud, et Ligile ei ole kohe ammust aega meeldinud see, millega Riigikontroll tegeleb. Võiks öelda, et tema kui poliitik on meie põhiseadusliku institutsiooni süstemaatiliselt kritiseerinud. Ja kui tuleme nüüd tänapäeva, siis seda enam. Kui mingi toonimuutus on, siis pigem sinna suunas, et seal asutusest tulevat ei maksa üldse tõsiselt võtta. Kusjuures pangem tähele, et see on sõltumata sellest, kes on parajasti riigikontrolör, paneb ikka selle lahmimasina tööle. Tahaks kohe paralleele Chris Kärneriga tõmbama hakata, aga teame seda ammu, et Ligil lastakse lihtsalt laiata ilma, et näiteks ajakirjandus üles võtaks teemat, et kuidas minister nii naglalt kõigile solvanguid võib jagada, aga mõne teise puhul kohe hekseldatakse läbi hakklihamasina. Ühesõnaga, aastad võib olla läinud, aga Ligi on jäänud oma kriitikale kindlaks, mis puudutab Riigikontrolli. Vähemalt selgrooga mees. Näiteks järjepidev. Et näiteks möödunud aasta lõpus nimetas rahandusminister Jürgen Ligi Riigikontrolli kriitikat riigieelarve kasutamise suhtes ebaviisakaks ning märkis, et kui Riigikontroll ei saa riigieelarvest aru, ei tähenda, et teised ei saa. Võtab ohkama, tõesti, ja paratamatult tekib küsimus, et miks Ligi seda teeb. Mis häda on valitsusel kogu aeg kritiseerida Riigikontrolli? Nad ei tee oma tööd ju õelusest. Muidugi oleks Ligil palju lihtsam, kui keegi tema tegevust ei jälgiks ja rahulik oleks, aga vabandust, härra Ligi, see ei ole see, mida meie Eesti riigi kodanikena tahame. Vot, üks suurimaid kokkupõrke kohti tegelikult ongi praegult meie riigieelarve. See, millest Ligi räägib. Mitte ainult Janar Holm riigikontrolörina ei ole välja toonud, et riigieelarve on läbipaistmatu. Sellest saavad tänaseks aru kõik. Ja see on tegelikult suur probleem. Seda räägib järjepidevalt ka õiguskantsler Ülle Madise, huvitav, mida Jürgen Ligi temast arvab.
jah, ma ei ole nüüd ei ole viimaseid, kuidagi ei ole jah meeles, et oleks nagu, aga noh, see selleks. Mis ta üldse kellestki arvab? Ta võiks teha tegelikult terve raamatu, Jürgen Ligi arvab. Jah. No aga aga ühesõnaga tuleb jälle tõdeda, et kui keegi teeb kriitikat, ütleb, et riigieelarve on aastaid läbipaistmatu, tegevuspõhine riigieelarve ei ole põhiseadusega kooskõlas ja nii edasi, siis loll on ikka see, kes julgeb tõde rääkida, mitte valitsus, kes võiks asja korda teha. Sest ei ole ju küsimus selles, et see info on uus, ei, seda sama infot korrutatakse aastat aastasse, lihtsalt muudatusi ja tegusid valitsuse tasandit ei järgne. Nii on. Või siis teine hiljutine suurem kriitika, mis puudutas siis kaitsehankeid. Riigikontrolli auditist tuli näiteks välja see, et Kaitsevägi ja Kaitseinvesteeringute Keskus ei pea varade ja lepingute üle täielikku ja korrektset arvestust. Osa tehingut kajastatakse valedel aastatel ning osad ettemaksud ja varud on arveldamata või arvestusse võtmata. No kuidas see võimalik on? Me tõstame makse selle eesmärgiga, et parandada riigikaitset ja paneme sinna raha juurde, aga süsteem ise on ikkagi ligadi-logadi. Kusjuures üks huvitav asi veel, et eelmine kord rääkisime vastutusest pääsemise mehhanismidest, millest üks oli see, et tuleb hästi laiali seda vastutust määrida. Palun väga! Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Vigadest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt, väga hästi laiali määritud. No. Võib-olla võiks öelda, et kogu Eesti rahvas on süüdi selles. Ja no teatud mõttes on, eks me ise valime neid valitsejaid endale, aga jumal täna, ma tahaks siis märkuse tuua, et kaitsevaldkonnas mul ei ole meeles. Jürgen Ligi, kes on olnud muide ka kaitseminister, aga et ta seal seda auditit vist ei kommenteerinud. Mul see ei ole meeles, et seal ikka teised said nagu seda. Nii et loomulikult see ei ole üllatav, et valitsusele on Riigikontroll ebameeldiv, aga meile kodanikele on see, et see asutus töötaks hästi, tegelikult ülioluline. Aga seda valitsejate ja Riigikontrolli omavahelist vastandumist vaadates saavad mõned asjad tegelikult selgeks. Et esiteks see, et Jürgen Ligi on oma suhtumisega, ta ei sobi sinna võimu juurde. No, ma olen nõus. Tegelikult on kõlmatu. Parlamendi liikmena on väga hea, selle Kalle Grünthaliga võib-olla seal saavad vaielda midagi, eks ole, aga täitevvõimu juurde minu arust ka ei sobi. No aga see meid ei üllata, et ta sinna ei sobi. Ja üllatus üle tegelikult ka see, et võimul olijad tahaks kriitikast lihtsamini pääseda. Nad ei taha mitte lihtsamini pääseda, vaid nad tahaks, et seda kriitikat üldse ei oleks. Nii et kokkuvõte on äkki tegelikult hoopis see, et olukord on päris hea, kui valitsejad Riigikontrolli kritiseerivad. Kui Riigikontroll valitsusega semmu oleks, siis lõpuks olekski see riigielu meie jaoks üks suur mustkast. Mingid otsused kuskil sünnivad, raha kulub vasakule ja paremale, aga meie näeme ainult lolle loosungeid, muud midagi. Nii et jah, eks ta nii on, et seni kuni meie lemmik Ligi hädaldab, võime vist hinnata, et Riigikontroll ikka teeb ka midagi õigesti. Kuidas tänane riigikontrolör kriitikasse suhtub, saame kohe kuulda tema enda käest. Stuudiosse tuleb Janar Holm. Ja nüüd ongi meil stuudios riigikontrolör Janar Holm, tere Janar. Tervist. Ma alustaks ühe tsitaadiga, loen ette. Mina ei saa aru, miks Riigikontroll ei vali, mida ta paberile paneb. Ükskõik, mis keegi kuskilt oskab välja pastakast imeda, see ka esitatakse. Nii, kes võis seda öelda ja millal? Ei ole õrna aimugi. No me ütleme sulle siis ära, see oli Jürgen Ligi ja mis aastal, mis sa arvad? Jürgen Ligi võib seda igal aastal öelda, ma võtan, et ei ole välistatud, et ütleb seda pidevalt. Äkki see võis olla pigem, ütleme, see on selline, kui Jürgen Ligi peale mõelda, siis pigem selline varasem loomeperiood, aastat võib-olla 15 tagasi ja midagi sellist. No enam-vähem täpselt. 2013 oli see aasta. Ja, siis oli vist, 2013 oli, kes siis oli, Karis või? 2013 oli Karis, jah. Jah, ega nagu sa ise ka tõdesid, et ega Jürgen Ligi iga aasta võib midagi sellist öelda, aga kuidas sulle tundub, kas tervikuna on võimul olijate suhtumine Riigikontrolli kuidagi aja jooksul tegelikult muutunud ka? Mina saan rääkida sellest aastast 2018 ja hiljem ja võib-olla siis tunnetusest, et ma ei usu tegelikult, et see väga suur muutus oleks olnud, et kus see konflikti koht on. Konflikti koht on ju tegelikult selles, et me kritiseerime ja ei teile mõlemale, ega mulle ei meeldi ju tegelikult see, et kui tullakse ütlema, et saaks midagi paremini, eriti kui sa oled näiteks valitsuse pressikonverentsi just rääkinud, kui hästi on. Ja see on häiriv ja sealt tekivad sellised väikesed konfliktid ja konfliktikesed
minu meelest see on meie töö päris osa ja sinna ei anna mitte midagi teha, alles me saime Jürgen Ligi käest sugeda ju veel aasta tagasi, et meie kriitika kärbete suhtes oli solvav ja nii edasi, et noh, et nii, see on üks viis tagasisidet saada, aga mis teha, nii on, aga üldiselt mulle tundub, et on võrdlemisi konstruktiivne. Ma olen kolleegidelt teistest riikidest kuulnud ka seda, kuidas poliitikud üritavad mõjutada sealseid sarnaseid asutusi, siis noh, ma vähemalt Eesti puhul julgen küll öelda, et sellist asja ei ole olnud, kui mitte käsitleda selliseid väikeseid, selliseid äkilisi ütlemisi teatava katsena mõjutada, aga ma arvan, et kõik on aru saanud, et meid see ei kõiguta. No me enne tegelikult sellele viitasime ka, miks sa ründad, eks ole, kui on kriitika sellepärast, et sina sõltud häältest, eks ole, sa sõltud valimistest ja mingis mõttes see on nagu loogiline, aga teistpidiselt jällegi mind ikkagi nagu idealistina teatavas mõttes paneb see nagu imestama, et just nagu see pool, et võiks ka konstruktiivselt, sa küll ütlesid, et on küll koostöö on konstruktiivne, kõik nii on ju, kindlasti ametkonnaga seal on ja ütlevad ja teeme, et parandame seda, aga just teistpidi see ka, et riigimehelik oleks äkki teinekord öelda, et jah, me siin saame paremini ka mõnda asja. Sageli seda tehakse, aga veel hullem on siis see, et siis ei juhtu mitte midagi, et see on see, et on teada, et saad kriitika maha kiiresti siis, kui ütled jah, teeme, siis läheb tegelikult ajakirjanduse tähelepanu ju maha, et kõige ohutum ongi öelda, et me oleme Riigikontrolliga täiesti nõus, siis ei teki ka konflikti, siis võib-olla isegi ei teki teemat teatud asjade puhul ja nii ta läheb, et mõnikord võib olla see, kus tekib selline teravam arutelu selle üle, et kas me ütlesime õiglasti, kas me ütlesime õiglaselt või kas me imesime kuskilt midagi välja palju parem võrreldes sellega, kui üldse juttu ei tehta ja asjad vajuvad, sest et nagu te märganud olete, et Eestis mingi teema püsib umbes nädala, siis tulevad uued probleemid peale ja siis läheb kuid mööda ja siis jälle äkki nagu uuesti avastatakse teema, nii et jah, selline on meie elu. Ma mõtlen praegu, et kas see on poliitikud rumalad, et nad võiksid siis öelda ja tegeleme. Targemad teevadki, targemad ütlevadki nii ja siis on meie mure, et kuidas nüüd ikkagi nagu siis järgnevalt vaadata seda, et need asjad tegelikult juhtuma hakkaksid, see on ka põhjus, miks me sageli mingi asja juurde tagasi tuleme, et tuletame meelde, et teatav heidutus peab olema, et kuna meie teame seda nii-öelda 2 nädala põhimõtet, et nädal-2 vaikus, et siis tuleb võtta mõni aeg hiljem ja uuesti teema üles tõsta. No teisi, sa tead hästi seda suhtekorraldusnõu, sa ilmselt annaksid samamoodi, et ta omaks. Kusjuures ma annaks veel nõu muidu, et suvel on siuke vaikne periood, aga viimasel ajal on ka kuidagi suviti olnud niimoodi, et sellist hapukurki nagu ei tekigi, et saada nagu nii-öelda pilti jälle mingite teemadega, et see on kuidagi. Suved on täis põnevaid sündmusi, et see on tõsi, jah. Aga kuidas see peegeldab, et ütleme ühiskondlik selline olukord meil tänasel hetkel, et iseenesest väga hästi ütles ju president oma kõnes, kelle jaoks hästi, kelle jaoks halvasti, et ma arvan, et need, kes võimul on tänasel hetkel valitsejad, nad ikkagi on äärmiselt kriitilised siis sellise väljaütlemise kohta, et saun on liiga kuum ja arvamuskius ja nii edasi, et aga see markeerib seda, et kus me ühiskonnas oleme, et me oleme ühiskonnas, ka meie tunnetus teisega on olnud see, me oleme ühiskonnas sellised kaevikud kaevanud endale, et üks on ühel pool ja teine teisel pool. Mina ja nemad. Jah, meie ja nemad, eks ole, ja kas see teie töös ka peegeldab kuidagi ennast? Ma arvan, et tegelikult ju kõik, kes seda kuulesid, õigistavad praegu selles saunas, mida üle kõetakse ja kõik viskavad ju ise neid puid tegelikult üsna usinasti alla ja et kas nagu öelda seda, et ühiskond on nagu katki või pooleks, et ma arvan, et ühiskond on niisuguses pinges, et seal on teatavad praod nagu tekkinud, et ühiskond toimib, aga me kõik kannatame, et täpselt samal teemal ju 24. veebruaril Kallar Jõks tegi sellise väikese artikli, minust oli see vist Postimehes, kus ta ka ühe teemana seda puudutas, et see nii-öelda arutelukultuuri probleem, et kui me mõtleme tegelikult sellele, mis on demokraatia olemus, on siin sõnavabadus, institutsioonid peavad toimima, aga demokraatia hästi oluline osa on see, et me suudame üksteisega rääkida ja kui me seda ei suuda, siis ütleme siis teistpidi, et kui me ei suuda seda aruteluruumi väärikalt kontrollida, siis väga palju head jääb olemata, sellepärast, et ma arvan, töösituatsiooniski on mul läbi aegade olnud kolleege, kes on kuskil vaikselt, nad ei taha rääkida, isegi kui ei ole konfliktne olukord ja siis mõtled neid viise, kuidas temalt see hea mõte kätte saada. Aga me oleme mõnes mõttes ju praegu olukorras, kus neid ägedaid ütlejaid ja värvikaid ütlejaid on nii palju, et neid inimesi, kes parem ei ütle, kuigi tal mõte on, tekib üha rohkem juurde ja sellega me kaotame ja
seda on isegi mõnikord, ma olen mõelnud, siin on toodud, et on 2 monoloogi dialoogi asemel, et kas ta isegi nagu monoloog on, vaid mõnikord, kui siin vaadata mingisuguseid selliseid keerulisemaid vaidlusi, nagu kas või sotsiaalmeedias, mul on sageli tunne, et ei taheta vaielda kellegiga, vaid näidata kõigile teistele, kui ägedalt saab öelda kellegi teise suhtes. Et see isegi mitte selles mõttes monoloogide kaudu dialoog, vaid lihtsalt nagu nurga tagant, et küll ma nüüd panin ägedalt, et mis see sotsiaalmeedia on tekitanud, on ju tegelikult sellise olukorda, et kuvari taga on palju lihtsam kirjutada, kui see, et saad kellegi kokku, et kindlasti olete märganud, et vaatad inimest arvutiekraanilt on hoopis teistsugune, kui siis temaga kokku puutud, et sotsiaalmeedias on selline klipp, kus 2 koera hauguvad ja klaas uks on vahel, et 2 koera niimoodi intensiivselt hauguvad, uks tehakse lahti, mõlemad jäävad vait, uks pannakse kinni, panevad jälle. Nii et tegelikult on selline distants suhtlemisel võimaldanud tegelikult selle silmsideme kaotada ja see inimlik pool jääb olemata, siis läheb lahmimiseks, siis tulevad solvumised, siis kui on solvutud, siis kaob sisu, vaid muutub inimene tähtsaks, ehk siis see, mida Allar Jõks ütles, et enam ei ole küsimus, et miks sa nii arvad, vaid et miks sa selline oled, et inimene muutub selle vaenuga objektiks. Mis selle nagu põhjustanud on, sest see on ju tegelikult päris pikalt juba niimoodi olnud kuidagi, et ma ei tea, nagu me enne ütlesin, meie ja nemad ja oluline ei ole mingi arvamus, või inimtüüpi rünnatakse, et miks see niimoodi läinud on? Ma arvan, et see kuskil on vaikselt kogu aeg olnud, et ma ei usu, et siin on mingi uus inimloomuse aspekt on äkki ärganud, et ma arvan lihtsalt need ütleme, valjuhääldid on tekkinud sotsiaalmeedia kaudu ja need, kes varem võib-olla ei pääsenud siis nii-öelda lavale ütlema midagi, et nüüd on neid võimalusi väga palju rohkem ja see on see valjuhääldid, mis on tekkinud, on selle võimaluse andnud ja sihukest enesekorrektsiooni ka ei ole ja niimoodi ta läheb, et ega see ei ole mitte kellegile hea, ma arvan, et need, kes tegelikult on osalised selles ägedas nii-öelda monoloogide sõjas, lõpuks ja ise ka õnnelikud selle tulemuse üle, aga nii ta on. Küsimus on, et mida siis nagu teha, et kas siit on kuidagi nagu võimalik tagasi tulla. Mul ei ole head retsepti, üks asi on see, et alati lihtne asi, mida öelda, et võiksime näiteks, kui me räägime poliitilisest kultuurist alustada, et äkki jätaks midagi ütlemata, rääkisime siin presidendist, näiteks kui siin president andis kommentaare, ma ei tea, kas oli kõige ilusam näiteks ka Välisministeeriumi poolt öelda, et president käis Kremli ukse taga kraapimas. Igasuguseid asju on võimalik öelda ja nii-öelda pressiteates, mitte juhuslikud, vaid lihtsalt nii-öelda pressiteates Välisministeeriumi koduleheküljelt. Mida ta nüüd nagu siis tegelikult andis, et kui presidendile midagi öelda, siis tal ei otse öelda. Aga sellega me ei lahendanud mitte ühtegi Eesti probleemi, vaid andsime maailmale mulje, et Eestis on selline riik, kus käiakse Kremli ukse taga kraapimist täiesti ebaõiglaselt. Ja seda absoluutselt ei olnud vaja. Alustame sellest või ma ei tea, õpime siis AI-lt. Ma olen lugenud selliseid huvitavaid AI lõime mulle saada, vaata kui viisakas ta on, vabandab ja tänab ja nii edasi, et masin on palju inimlikum kohati, et see on hämmastav, kuidas AI mõnikord kuidagi tunned, et inimene nagu on vastas, et nendel hetkedel, kui vabandab ja et tõesti ma eksisin, vabandust, proovin paremini ja nii edasi. Masin on inimlikum. Ja mõnes mõttes on, AI puhul muidugi on see, eks ole, et inimene õpetab seda masinat, ta lõpuks võtab sinu kuju. Aga see on selles mõttes hea point, et vaata, inimene õpetab ka inimest, aga me oleme nagu ikkagi kurjad ja tigedad. Sina rääksid seda, et sul on see mingisugune keelemudel on hakanud nalja viskama kogu aeg. Ja vahel ma ikka söödan AI-le sisse erinevaid tekste, et vaadata, mida ta siis genereerib ja ta genereerib juba minu nalja. Sellepärast ma ikka kirjutan vahepeal mingeid tekste. Siis ei ole enam funktsionaalne, siis ta hakkab sul nalja viskama. Ja eks AI puhul on ka tähtis, kes õpetab, aga jah, selle lõpuks see oli nii-öelda naljana, et ega tegelikult me peame ise kuidagi midagi ette võtma selleks, et seda pinget vähendada. Ja absoluutselt, see on ju funktsionaalne käitumine selles mõttes, kui me räägime sellest konkreetsest, et mida, kuidas reljeefselt öelda selle kohta, et president midagi ütles, eks ole. See on lihtsalt see, et ma kuidagi vaja pildis olla, et see minu arvates nagu, kui me võtame suurema pildi Eesti riikluse seisukohast, see, kuidas Tsahkna või ma ei tea, laiemalt võib-olla see Eesti 200, et nad saavad aru, et nad varsti enam ei ole, nii,
et kas see on viimane katse siis kuidagi positsioneerida ennast, ma ei saagi aru, vaat see ongi see, eks ole, et sind ei huvita suure pilt, et noh, nagu sa ütlesid ka, et mis siis välismaal nagu, noh, jube tobe ju, tõesti. Jah, raakleme siin Eesti maine on ja kusjuures täiesti ebaõiglane, täiesti ebaõiglane ka selle juures. Jah, täpselt, et see on hämmastav. Aga noh, mingi teine mõte, mis mul sellega seoses nagu tekib, mis puudutab seda no ütleme, polariseerivad hoiakut ühiskonnas, on see, et sa ütlesid ka nagu õigesti, et kõik nagu monoloog on ju, nagu monoloog, aga teistpidi jällegi vaata, osa inimesi vaikib juba ka noh, sellepärast, et mõned inimesed, mõned monoloogitajad on nagu kuidagi sellises positsioonis, kus nad suudavad teisi tegelikult siis alavääristada või koguni tühistada. Kas sellist tunnetust on, et inimesed vaikivad teatud teemadelgi selle tõttu, nad ei ütle oma arvamust välja, et nad kardavad juba seda, eks ole, et neid kuidagi moodi tühistatakse, häbimärgistatakse, see toob neile mingit probleeme? Nii ta on, et milleks mulle seda vaja olukord tekib ja siis jäävad väga paljud väärtuslikud mõtted ütlemata, et minust oli presidendi kõnes, ta ütles ka seda, et kui see kõik nii jätkub, siis saabub vaikus. Ja noh, ma arvan, et ega vaikus ei saabu, et need, kes lõugavad edasi, aga tegelikult vaikus selles tähenduses, et see, mis nagu edasi aitab. Et need mõtted jäävad olemata ja noh, ma ei taha ka tegelikult kritiseerida seda, et kui noh, inimestel on tõepoolest selles mõttes, ma ei nüüd mõtle seda, et jääge nüüd kõik vait on ja noh, niimoodi ei ole kellelgi õigust öelda, aga küsimus selles, kuidas me tervikuna suudame selle lahendada, et ka need, kes on natuke käremeelsemad, saavad oma jutud räägitud ja kuidas julgustada neid tagasi tulema laudade äärde arutama, kelle mõtted jäävad olema, et kui palju te märkate praegu näiteks teadlasi arutamas, et noh, ma olen ka küsinud ja noh, see ongi see, et kommentaari, mis saad kohe sõimata, noh, nüüd sotsiaalmeedias saad sõimata, ehk siis noh, milleks, ta teeb oma tööd teistpidi ja tal lihtsam, perel lihtsam, sest sageli ei ole mitte ju inimesed, keda kommenteeritakse, need, kes kannatavad, sageli pereliikmed, emad, vanaemad, lapsed tunnevad ennast selles olukorras palju arvemini kui inimesed ise, te olete kindlasti kohanud, ise ka tajute, et te olete võib-olla paksema nahaga, aga lähedased mõtlevad kohe, issand jumal, mis ta ütles, no me ei saa eitada, et ega me ka siin arutleme, et kas mingi tegevus mõjutab eelkõige meie lapsi. Noh, ega me ju ega meie käitumine ongi alati, noh, mõtleme, kuidas see mõjutab, noh, meie valikud mõjutavad meie lapsi, on ju. Aga kui me räägime sellest, ma ei tea, monoloogidest, dialoogidest, üksikisikutest, et kuidas nagu on võimalik üldse sellist, ma ei tea, õpetada inimesi taas nagu kuulama, ja kuidas neid nagu panna ikkagi dialoogi, et kuidas, kas see on üldse võimalik, noh, ma ütlen, tundub nagu siuke võimatu ülesanne. Mul ei ole head retsepti, mina ei oska öelda, et kuidas seda lihtsalt teha, ma arvan, et ainus võimalus on see, et need, kes kardavad, peavad julgema ja peavad seda väärikalt tegema, et muud võimalust ei ole, aga lihtsalt retsepti ei ole, et aga noh, ma ikkagi siiski paneksin südamele, et noh, poliitikud võiksid olla need, kes kannaksid seda tõrvikut natuke kõrgemalt, mitte tõrvikut, mis põletab, vaid mis ehitab ja olemata nagu selles mõttes naiivne, et loomulikult poliitiku jaoks tähelepanu on see, mis on oluline, aga ma arvan, et selle enesekorrastamine on vajalik ja see on ikkagi inimesed, kes peavad selle rolli võtma, kes ühiskonnaelus tähtsaid rolle kannavad, on need siis teadlased või teised ühiskonnale tegelased, ei tohi karta ja tuleb rääkida ja ma arvan, et lihtsalt tuleb ignoreerida ja natuke tuleb sisse võtta seda peksu selleks, et tugevamaks saada, et noh, see rinne tuleb läbida kuidagi. Need ei ole, mul on siin lihtne rääkida, aga tegelikult see on tohutult keeruline. Ma tahtsin lihtsalt näite tuua selle kohta, et kui teadlane rääkima hakkab, et võib ka teadlase, isegi akadeemia president võib saada, eks ole, tühistamiskampaania ohvriks ja võtta, siin ongi see moment, et kuidas siis ka, ütleme, meedia suhestub, ajakirjandus, eks ole, et kui akadeemia president, ma ei mäleta, mis ta see kliimateemal täpselt isegi ütles, isegi midagi üpris pehmet, see oli eelmine aasta vist või?
et Saarma sees, eks ole, et kas peaks ka kuulama neid, keda siis teadusringkondades kliimaskeptikuteks kutsutakse, ühesõnaga mingi selline mõte oli tal ja kohe tuli praktiliselt nagu ei tohi öelda niimoodi, pseudoteadus, kõik niimoodi, ei ole loomulikult, eks, aga võt, ma ei tea, kust see hüsteeria tuleb, mina ei saa sellest aru, et mis selle eesmärk on, vaata. Pinged on ühiskonnas ja inimestel on palju mõtteid, mida tahetakse paljusti välja öelda ja nauditakse sageli mitte seda, mida öeldakse, vaid kuidas öeldakse, esinetakse minu meelest teistele, et olla ägedam. Nii et see arutelu sisu võib-olla jääb sageli tahaplaanina. Mul on see teine küsimus ka, me tulime läbi, eks ole, alates 2020 tulime ikkagi läbi nagu sellisest väga, erakorralisest ajast. Ja meie tunnetus on küll niimoodi olnud siin, et see on nagu päris tõsise pitseri pannud, sest siis läks see, ütleme, ma isegi ütleks kaevikud või ütleme, tühistamiskampaaniad läksid nagu eriti jõhkraks. Selle põhjal, eks ole, kuidas keegi tunnetas, kas ta tahtis ennast vaktsineerida või ei tahtnud ja nii edasi. Ja see praktiliselt hakkas ju meenutama sellist, ma ei tea, psühholoogiliselt, stalinistliku mõte, eks ole, et kahjuritaks kutsud kedagi, et siis sa nagu eemaldad ära, et minu arust me sealt katkisest kohast ei ole tegelikult tagasi tulnud või kuidas sulle tundub? Kuskil sinna me jäime, et ma ei ole niipidi mõelnud, millal see oli, et eks see natuke sellest ka USAst tulnud nii-öelda kultuurisõdade tulemas, mida on siit üle võetud, aga umbes ajaliselt ma paigutaks ta tõesti sinna, kus võib-olla hakkas tunduma, et nüüd on äkki nagu liiga kuum, et umbes nii ta on ja seal me natuke oleme, et võib-olla need tülid, mis seal üles kisti, on lihtsalt sisse jäänud, et nüüd ei olegi enam teema oluline, vaid inimene, kes vastas on ja kui selline isiklik asi tekib, siis aeg ka väga lihtsalt ei ravi. Me räägime praegu siin päris palju sellest ühiskondlikust kuumusest. Kas see kuidagi kandub ka Riigikontrolli töösse? Ma arvan, et sellisel kujul, nagu me siin kirjeldame, et väga ei kandu, et see, mida ma tegelikult küll olen märganud, et inimesed on hakanud rohkem nagu pöörduma meie poole ja sellised võib-olla natuke teistlaadsete küsimustega või otsitakse väga palju neid kohti, kus rohkem nagu mõistmist saada, et Riigikontrolli ei ole tegelikult see asutus, Riigikontroll tegeleb riigiasutuste tegevusega ja me otseselt ei saa kahjuks, kuigi sageli tahaks, oskaks isegi võib lahendust, et me ei saa nagu inimestele ütleme, me ei saa ettekirjutusi teha riigiasutused selleks, et kuidagi ühel või teisel viisil inimese probleemi lahendada, eks meil on omad viisid, kuidas me üritame mõjutada, aga sealt natuke selline võib-olla pinge paistab natuke rohkem välja, aga ei, ma arvan, et ministeeriumiga suheldes sellist asja meil ei ole, nagu me alustasime, siis meil on väike pinge kogu aeg sees olnud, aga päris niimoodi, et tunneks vastikustunnet pärast kellega suhtlemist, et minu meelest seda ei ole, ma ei tea, kuidas need, keda me kontrollime, tunnevad, aga vähemalt meil sellist tunnet ei ole. Tegelikult on siin päris palju, kes võtabki sõna, nagu me ka alguses rääkisime, on just nimelt rahandusminister Jürgen Ligi. Kuidas sa tema sõnu nagu võtad, et kui tõsiselt, ta ju tegelikult oma sõnavõtus pigem on ründav ja isiklikult isegi tundub nagu halvustav, et kuidas sa tema, ma ei tea, tagasisidesse või sõnavõttudesse? Me ikka kuulame kõik ära ja ma olen ju, muuseas ma olen Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, et Jürgen Ligi oli minister siis, kui mina kantsler olin, et me oleme head ja lähedast koostööd teinud ja osad inimesed annavad niipidi tagasisidet nagu Jürgen Ligi, siis on keegi teine, kes annab teistpidi, et eks me võtame teadmiseks, aga see, et kui meie peale midagi väga teravalt või tigevalt isiklikult öelda, aga see ei muuda meid kartlikumaks, et selles mõttes see ei muuda mitte midagi, et eks me peame lihtsalt rahulikult selgitama ja mulle tundub, et vähemalt meile küll seda ei saa ette, et me hüsteeriliselt kuskil oleksime läinud, me toome probleemid välja, seletame ja hoidume ka siis, kui aeg-ajalt keegi natuke niimoodi võib-olla tundub, et võib-olla natuke maitsetu, et siis midagi vastu väänaksime, et äkki selle mõttes üritame ise pisut tasakaalukad olla, sest meie asi on, et probleemid laheneksid, mitte kuidagi kuskil kohal särada või tänitada pärast, me ju ütlesime või tänu meile või mis iganes, see pole üldse tähtis, et tegelikult võiks aeg-ajalt, näed, juhtus see, sest me rääkisime. Või et meie roll oli siin mingil viisil, et alati ei ole kõik ühest allikast tulev, aga me ei tee seda.
no üks teema, mida kunagi ei ole teinud, mitte nüüd, vaid seda ei ole Riigikontroll just kunagi teinud. Just, aga üks teema, millele läbi aegade, siin aastaid juba tegelikult Riigikontroll on tähelepanu viinud, on ju riigieelarve. Aga see on ju küll asi, mis tuleb jälle ja jälle nagu päevakorda, aga mitte midagi ei tehta. Tehakse, aga liiga vähe. Et seda ma julgen küll öelda, et kui võtta riigieelarve lahti, mis oli aastal 2021, siis see oli just kohutav. Et sealt ei olnud tõesti mitte midagi lugeda ja kui vaadata nüüd aastalt läheb asi paremaks, mis mõttes paremaks, et millest see nagu probleem on lihtsalt neile, kes ei tea. See, mida me ette heidame, on see, et esiteks riigieelarve mõte on ju see, et on Riigikogu, kes ütleb, kellele, kui palju ja mille jaoks raha läheb. Praegu me oleme olukorras, kus Riigikogu ühelt poolt siis otsustusõiguse mõttes eelarve on muutunud selliseks häguseks, kus on hästi suured tükid ja kui näiteks Riigikogu tahaks öelda, et me tahame anda ühele asutusele selle pärast, et ta teeks midagi rohkem, siis Riigikogul puudub selline võimalus. Seda asutust ei ole seal sees olemas, seda ei leia ülesse, mis iganes, võtame siin mõne ameti või mingi funktsiooni, et Riigikogul puudub selle formaadi järgi võimalus otsustada, kuhu raha läheb. Üks probleem, et otsustusõigus on Riigikogult ära võetud. Ei saada aru sellest eelarvest sellel tasemel. Ja see teine probleem on nüüd see, et kui see eelarve lahti võtta ja hakata uurima seda, et kui palju, kellele ja mille jaoks läheb, siis sealt neid vastuseid tegelikult ei ole võimalik leida, aga selleks riigieelarve peab olema. Mart Võrklaev, kui ta oli mõne aeg tagasi rahandusminister, tegi üleskutse, et vaadake riigieelarvet tööl, kust võiks kokku hoida. Palju õnne, et võib tõesti vaadata, et kokku võib hoida sellise jama tegemise pealt, et raha tuleks panustada sellesse, et teha eelarve, mille põhjal päriselt saab vaadata, kuhu raha läheb. Aga miks ta tegelikult nagu oluline on? Kõigepealt on see, et Eesti riik on ikkagi sellisena üles ehitatud, et Riigikogu on see, kes annab raamid, kuhu tohib raha kasutada. Et mõnes mõttes on praegune eelarve natuke nagu selline valitsuse reservfond või isegi mitte valitsuse, vaid ministeeriumi reservfond, kus ta ise teeb valikuid. Et kui näiteks Riigikogu isegi põhimõtteliselt on öelnud ja hääletanud, et me teeme muudatused, kuhugi raha läheks, siis tegelikult on võimalik teatud ulatuses ministeeriumil seda Riigikogu seisukohta muuta. Et see on printsiip, et Riigikogu peab otsustama. Ja teine asi on see, et läbipaistvus ja ma ei mõtle siin nagu, et me peame aru nägema, kui palju üks või teine asutus, kas vett ostab või pastakuid või pabereid, põhimõtteliselt selgem arusaamine, kuhu raha läheb, aitab tegelikult raha kokku hoida, sest et tegelikult on kõik ajakirjanikud, kodanikud, audiitorid ja kui neil on võimalus vaadata, kuhu raha läheb, siis nad saavad väga ebamugavaid küsimusi küsida ja kui on kõrvalt selline kontroll, siis tuleb põhjendada, siis tekib surve, et tuleb asju teha mõistlikumalt, mitmed asjad, mida avastatakse, kui eelarve on ära kasutatud ja piinlik, häbi oleks võinud võib-olla midagi muud teha, et seda tuleks tegelikult enne, kui raha ära kasutatakse vaadata, nii et tegelikult on see demokraatia küsimus sellest tähendus, et Riigikogu rolli küsimus ja teiselt poolt see, et raha mõistliku kasutamise küsimus, et puudub võimalus anda tagasisidet ja kontrollida. Et ka Riigikontrolli puhul meil on ülesanne vaadata, kas raha kasutati nii, nagu riigieelarves on ette nähtud. Me juba 5 aastat tagasi või 5 aastat tagasi ütlesime seda, et ma võin juba praegu ette öelda, et järgmisel aastal on raha kasutatud nii, nagu riigieelarves kirjas on, sest see on piisavalt üldine, et peaaegu igasugune rahakasutus on raha sihtotstarbeline kasutamine. Aga see on ebanormaalne. Aga see, ühesõnaga, praegu on samasugune olukord siis ikka endiselt. Et sa võid ikka veel öelda, et kuule, et jah, et see on nii üldine, et aru ei saa. Ja õiglane on öelda, et kui me alustasime sellest, et kas muudatakse küll, et kogu aeg läheb paremaks, aga ta ei ole selline, nagu võiks olla. Räägime kuule, et see ei ole alati nii olnud. See mõttes, et see tuli ju, millal ta tuli? 2019 hakkas niimoodi vaikselt tulema. Aha. Et miks ei saa tagasi muuta lihtsalt? Tagasi saab muuta, võib-olla see päris see variant, mis oli aastat 10 tagasi, et seal olid omad puudused ja ilmtingimata ei pea täpselt samasugune olema. Aga võtame, ma olen ise toonud näitena, et Soome eelarve, milles on ka, peetakse ka tegevuspõhiseks, see on üks asi, mis selle eelarve puhul see muudatuse põhjus oli. Võtad lahti eelarve, seletuskirja, selgitused, nauding. Sealt saab teada isegi, kui palju hirvejahi luba maksab. Et ma arvan, et võib-olla ilmtingimata ei pea riigieelarvest seda teada saama, aga ma toon lihtsalt näitena. Või minu kolleegid ükskord näitasid mulle Tallinna linna eelarvet. Vaata kord Tallinna linna eelarve.
päris hästi lahti, isegi Eestis. Ja noh, küsimus on, kas nii detailselt peab riigieelarvet lahti kirjutama, no vahest mitte, aga sealt on võimalik eeskuju võtta küll, ma ei mõtle selle üle, kuidas raha jaotatakse, vaid pean silmas seda, et kuidas on kajastatud seda, kuhu raha jagatakse, sest noh, Riigikontrollil ei ole õigust öelda, et näed, et pensionite asemel peaksite kuskile mujale panema, vastupidi, et meie vaade on teistsugune, et kas raha kasutatakse nii, nagu te tahate. Ja ma mõtlengi, et tegelikult võiks ju mingi otsuse nagu ära teha, aga ma ei saagi nagu aru, miks seda ei tehta, see ütleb ka, läheb paremaks ja niimoodi, siis Jürgen Ligi ütleb, te üldse ei saa millestki aru, seal olete pahad inimesed, eks ole, ja siis ei saagi ja nad ka ei saa aru, mis eelarves tegelikult on. Tal on õigus kusjuures, et selles mõttes ma ei vaidleda, aga et ei saa üldse millestki aru, aga nemad ka ei saa. Nemad ka ei saa, ei, aga kas ei ole niimoodi, et neil ministeeriumidel endil on ikkagi olemas ka selline mingi ministeeriumid ise muidugi tavapärasem eelarve selline, loomulikult, aga ma pidasin seda silmas, et Rahandusministeerium ise ei saa aru, et ministeeriumid muidugi suurepäraselt, ma arvan, et seal nii palju, kui me vaatame, nemad saavad suurepäraselt aru, kui palju raha on, kuhu läheb ja milleks seda kasutatakse, aga ka Rahandusministeerium, kes peaks olema nii-öelda riigi rahandusosakond, peaks vältima seda, et tehakse taotlusi, mis ületavad vajadusi, et ei peaks tegema sellist suurt aastast nulleelarve protsessi, mis nüüd oli, et siis avastada, et mitmed miljonid läksid näiteks eestikeelsele haridusele kogemata rohkem, mida on tegelikult ülevaate puhul võimalik kohe alguses näha. Ja see ei ole 350, nagu peaminister ütleb, vaid see on miljonid, mis kogemata läksid rohkem, et oli valasti planeeritud, nii et see on probleem, et rahandusosakonnal ehk Rahandusministeerium riigi rahandusosakonnal peaks olema parem ülevaade sellest, kuhu raha läheb. Kui nüüd jääb mulje, et Eestis on raha kadunud kuhugi, et siis ma igaks juhuks võtan selle maha, ei ole, aasta lõpus me saame ilusti teada. Hiilgav, raamatupidaja on Eestis väga korras, väga head tööd on tehtud, tagantjärgi me saame teada, kuhu raha läks. Hilja, võib-olla mitte päris aasta pärast, et sageli ka muudetakse veel seal aasta möödudes näiteid, aga see ülevaade on tegelikult suurepäraselt olemas, lihtsalt see oskus ja tarkust tuleks tuua planeerimisprotsessi. Mis värk sellega on, et jääb kogu aeg nagu üle mingit raha ja siis kantakse järgmisse aastasse jälle? Tegelikult see, et kogu raha ära kasutada, ega see ei ole iseenesest kriitikobjekt selles tähenduses, et iga hinna eest raha ära kasutada aasta lõpuks ei saa ka mingi eesmärk olla. Aga see asi, mida me ka nüüd ju eelmisel aastal vaatasime, oli see, kas me tegelikult saame, kas see on kontrolli all, et need kasutamata jäägid ja me käsitlesime seda teemat eraldi, et tõepoolest on väga palju raha, mis aasta lõpuks jääb kasutamata, teiselt poolt me riigina laename selleks, et sellel aastal, kus raha üle jäi, tuleks tegelikult, laename selleks raha, et neid kulusid katta. Ja see on seesama küsimus, parem ülevaade aitab meil tegelikult täpsemalt planeerida. Vaata, kui sa planeerid hästi, kas jääb mingitel hetkedel võib-olla ka selline paanikolukord või ütleme, ju tekkimata, et kas meil on raha sitaks või meil ei ole raha sitaks, et ma arvan, et see on vist selline poliitiline loosung jälle. No jaa, aga võt see, et see arusaamine, et kas on piisavalt või vähe, et see peab jõudma nagu ministeeriumidest, kes ise näevad, kuhu nende raha läheb tegelikult ikkagi sinna keskele kokku. Et kuskil Rahandusministeerium peab paremat ülevaadet omama, veel kord ma ei ütle, et üldse ei oma, vaid tegelikult Eesti-suguse riigi jaoks on see ebapiisav, me saame paremini ja ma arvan, et see on nii maksumaksjale kui riigile tervikuna kasulikum, kui me paremat ülevaadet omame. Kuni selleni välja, et äkki mõni maksutõus võiks olla väiksem või olemata jääda, see on poliitiliste valikute küsimus, aga see on ju tegelikult see võti. Aga see ongi minu arust see oluline koht siin, et kui meil on riigieelarve sisuliselt kodaniku jaoks nagu must kast, eks ole, siis ta ei saagi nagu ju aru seal, et mismoodi, kuidas see asi käib ja siis on hea sogada sellega seal, et raha on kogu aeg puudu, eks ole, ja siis äkitselt tulla välja mingisuguse rõõmusõnumiga, eks ole, et nüüd meil on raha palju jälle, aga siis me jälle võtame laenu ja nii edasi ja siis rääkida veel kärbetest, see on künism, mis kärbetest me siis räägime siin, kui ma arugi ei saa, kuhu see siis eelarvest tahaks nagu kärpida, vaatad, keegi tahab ettepanek, Riigikogu liige tahaks ettepanekuid teha, tõesti nagu võtaks sealt midagi, paneks ära, võtaks sealt maha, meil ei ole seda vaja teha, ei saa arugi. Ja ei saa teha ja siis kui ta tahab midagi teha, siis öeldakse, sealt ei saa, miks ei saa? Miks ei saa? Ei näe, aga nii ongi jah, paraku. See on, ütleme, positiivne on ikkagi see, et üht-teist tehakse, aga ma arvan, et
et saab paremini, aga noh, kui me vaatame nüüd lihtsalt, ma toon ühe näite, et infotehnoloogiliselt arenenud riik, selle taha kindlasti midagi ei jää, sest näiteks kui võtame selle tulupoole riigil, mis on siis maksuametil on suurepärane ülevaade kõigest sellest, kuidas te parasjagu teenite ja kuidas maksu maksate, suurepärane ülevaade kodanike käitumisest, maksukäitumist, nii edasi, suurepärane. Mitte, et nad ei jagaks seda, ma ei taha seda muljet, et aga neil on see olemas. Et nüüd oleks nagu aus teistpidi ka panna ja näidata kodanikele seda, kuidas riik seda raha kasutab. Et teeks diili, et maksudega me näeme, need, kes peavad nägema, aga nüüd me näitame teile ka seda enne ja ka pärast paremini, kuidas seda raha kasutatud. See on demokraatlik valitsemisprintsiip tegelikult, eks ole, et ka näiteks mingit jälgimistehnoloogiate arengu puhul siis peab olema samasugune jälgimistehnoloogiate arengu, eks ole, kui kodanikku jälgida, eks ole, siis peab olema kodanikul võimalus jälgida võimu ka, eks ole, et siis see demokraatlikult nagu toimib, et see maksuameti näide on hea, aga meil ei ole praegu seda võimalust jälgida, kuhu te seda raha siis nagu panete, Ühesõnaga, me räägime siin väga palju sellisest asjast nagu läbipaistvus. Oleks hea, kui läbipaistvus oleks suurem, aga tegelikult on üks teema veel, mis selle läbipaistvusega justkui nagu kokku põimub, see on selline märge nagu ametkondlikuks kasutamiseks. Et põhimõtteliselt olles ise ka väga põgusalt riigiametis töötanud, vahepeal jääb mulje, et väga suvaliselt pannakse AK lihtsalt dokumendile peale. Kas on midagi, mida riigikontroll liiguli olema kokku puutunud? See on nii vana teema tegelikult. Aga kas see on midagi, millega riigikontroll saab tegeleda? Ma tulen korra selle mõttega ka siis riigikontrolli juurde, et tõepoolest, et see on huvitav, ja natuke nüüd siduda selle maksuameti teemaga, et me oleme tajunud ühte sellist asja, et riik kaitseb oma andmeid sageli palju varvamalt, kui ta nii-öelda kodanike asjadesse läheb, et ma toon siin ühe näite, et siin mõni aasta tagasi me tegime sellise arenduse, et teeme siis oma finantsaudit, siin see aasta aruanne, kus ma vaatan, kui raha on kasutatud, teeme digitaalsemalt siis, et andmed jooksevad meile kokku, kõik avalikud andmed, ei midagi salajast, jooksevad kokku, ametnikud ei pea ise otsima kuskilt infosüsteemidest, jooksid kokku, jooksime kinni Siseministeeriumis, et ei tohi, et seal on sellised tundlikud andmed, et lausa peaaegu, et salajased, et te võite neid andmeid kõike samal viisil teha, aga tulge ise võtke, ja no ei saa, et tollel jäi ka meil hinnang andmata lõpuks Siseministeeriumile, aga samal Siseministeerium jagas rahvastikuregistri andmeid mürinal kodanike andmeid laiali, ütleme mitte kooskõlas reeglitega. Ja kohati nagu selline tunne, et selline ametkondlik info on püham kui eraisikute informatsioon ja ma arvan, et see on probleem ja see, mis seda AK-d puudutab, siis üks selle AK-de mitte aktuaalne kaamera asutusesiseks kasutamiseks, üks põhjus on siis see, et hoiak on, et ütleme, esmahoiak on, et alustame sellest, et tegemist on AK-ga. Mitte see, et tegemist on kirjaga ja me arutame pärast seda, kas sinna tuleks AK peale panna, vaid sageli see mõtteviis on, et AK ja siis vaatame, kas äkki ei ole AK. Ja nagu te teate, siis paljudel nendel kirjapõhjadel on AK juba esmalt peal, mõnikord on seetõttu ka kogemata jäänud. Taimar Peterkovki ükskord ütles vist seda, et neil on PowerPoint slaididel automaatselt see peal ja seetõttu oli ühel juhtumil see peal, nii et natuke on see hoiak, miks kui midagi kogemata välja läheb, siis see on tegelikult muidugi väga suur probleem ja see on see, et maandatakse enda riske selle avalikkuse huvi arvel. Aga seal on ka teine pöörane pool, et selle AK-ga, et millega me kokku oleme puutunud, et Riigikogu liikmed ei saa oma tööks vajalikule informatsioonile ligi. Et üks Riigikogu liige küsis meilt COVID ajal vaktsiinilepinguid või küsis, et meie vaataksime, sest talle ei anta, mis tundub uskumatu, et näha. Ja eks me siis vaatasime, aga selle käigus avastasime, et need samad lepingud, mis ka teistes riikides oli, see oli see, kus Euroopa ostis tervikuna. Eestis oli keelatud, teistes mitmetes riikides oli see informatsioon avalik. Kui me avastasime seda, et tegime vaikselt vaatasime oma tubades, et kuskilt see leping välja ei läheks, siis äkki avastame, et vau, et mõnes kohas on sellest avalikult räägitud, lausa Euroopa Komisjonis. Mis info see siis oli? See oli lepinguid puudutav, et missugustel tingimustel COVID-i vaktsiine osteti. Okay, ja kontrollikoda on isegi lausa ka vaadanud seda oma ühes arvamuses. Ja siis me etsime Eesti andmed kõrvale,
kuna meie ei saa otsustada, kas Eesti andmeid võtsime täpselt samad lepingud mujalt. Ja rääkisime avalikult ja siis helistati meile sotsiaalministeeriumist, kuidas te julgete niimoodi teha, et miks te tegite. Ja siis me viitasime, et näete, seal on avalik, ja siis ei ole midagi teha. Nii et me tegelikult nagu mõtleme üle. Ja, aga see, mida ma probleemina, miks ma sellest nii pikalt rääkisin, tegelikult see, et minu jaoks on hämmastav Riigikogule, mitte andmete andmine. Riigieelarve osas ei lase otsustada ja nüüd andmed ka, mis tegelikult mõndades riikides on avalikud, ütleme, et Riigikogu liikmed ei tohi neid näha. No aga see, meil on tegelikult väga hea avaliku teabesaadus on ja sinna taha ei jää midagi. Sinna taha ei jää nagu midagi ja ma arvan, 15 aastat tagasi kuskil niimoodi, kui sai dokumendiregistrites hullatud, siis sealt ikka sai igasugu lugusid tuli, eks ajakirjanikuna ma mõtlen. See kuskil 5 aastat hiljem, ütleme 10 aastat tagasi hakkas tekkima, ma mäletan väga konkreetseid juhtumeid, kus ma pidin mingitele ametiasutustele selgitama, et vabandust, tõlgendate seadust valesti ja läbi andmekaitse inspektsiooni täiesti mõttetuid dokumente välja küsima, lihtsalt printsiibi pärast, eks ole, sest sinna oli kirjutatud peale näiteks passiivselt avalik või mingid sellised asjad. Ja siin ongi see küsimus, et kas see kuidagi moodi saab seda asja nagu hinnata siis näiteks, et Riigikontrolli poolt. See küsimus oligi, ma unustasin selle tagumise otsa ära, et eks on siis see andmekaitse inspektsioon see, kes tegelikult seda peamiselt peab tegema, aga jah, Riigikontrollil on võimalus loomulikult vaadata seda ja tegelikult ka asjad, millest me ju sisuteemade kõrval rääkime väga sageli, on tegelikult see olukord, kus ka meie aruannete puhul öeldakse, seda me ei tohi öelda, see on AK. Ja siis me vaidleme sellel teemal, nii et tegelikult me oleme ise oma aruannetes sageli ikkagi mitte jäänud nõusse sellega, et loomulikult me peame lõpuks aktsepteerima, me peame selle vaidluse maha ja ikkagi avaldame neid seisukohti, et seda tuleb aeg-ajalt ette, mitte liiga sageli, aga neid vaidlusi tegelikult on ja tõepoolest ühel hetkel ma arvan, et on mõtet vaadata küll, aga see nagu auditi meetodiga on see, et me saame mingisugust statistika ja meil on, kuna tegemist on AK informatsiooniga, siis meil on väga raske avalikkusele seletada, me ei saa arutada selle üle, et kas on või mitte, et kas see väide seal on AK või mitte, et see, mida me näidata saame või kas oma senise kogemuse pealt, me saame kinnitada, et see on jama, aga mulle tundub, et see ongi võib-olla selline avalikkuse ühisrinne, et kui selline olukord tekib, siis võtame ette. Selline olukord tekib, võtame ette. Et jah, et natuke seda epideemiat mahemaks. Kus see ikkagi see mentaliteet nagu tekkinud on, ma sellest ka nagu aru ei saa. Ma arvan, et see on sellest, et mul on mugavam niimoodi ametnikuna, et mind ei küsita. Riskid on ju selles, et kui kogemata midagi välja läheb ja teine pool võib terane ajakirjanik seal midagi teeb, eks ole, leiab mingisuguse asja, ma mäletan, piinlikud juhtumeid võivad tulla, eks ole, kunagi mäletan ise sai seal mingisuguseid lugusid tehtud, kuidas käidi kuskil suvepäevi pidamas niimoodi, et täiesti nagu kõik, kes loevad, eks ole, saavad aru, et kuidas ta niimoodi raha raiskata, eks ole. Piinlik on pärast, eks ole. Aga siis nüüd paned AK peale, siis ei saa enam. Seda küll, ja vaata see asi, mida ka meie kogenud oleme, on see, et tavaline kiri ja siis mõnikord on tunne, et nüüd on pandud siia mingid andmed sisse, sellepärast, et kiri ei oleks tavaline kiri. Et ma mõtlen seda, et mingi rida või mingid andmed sisse on, et see ma ei saa alati öelda, et see ilmtingimata sellepärast nii on, aga mõnikord tundub ja siis on kogu kiri kinni, mis ka tegelikult ei ole õige. Et tegelikult siis tuleb katta mingi osa ja näidata, et seda ka ei tehta, et jah, see jah, kindlasti maandab riske, et kui on mingi tundlik teema, tundlik, ma ütleks just nimelt mitte tundlik isegi tihti peale, tundlik võib olla sul julgeolekualane teema näiteks, on ju. Aga see on ju, kui sul on natuke piinlik, et sa sellise peo korraldasid oma töötajad. Nende inimeste jaoks on tundlik. Vaatepunkti küsimus, et aga jah, ei. Aga mis sellise, ma ei tea, läbipaistmatu riigi valitsemise tulemus siis ühel hetkel on? Tulemuseks on raiskamine, tulemuseks on vastutamatus, sest et mis on läbipaistvuse mõte? Läbipaistvuse mõte on tegelikult panna vastutama, ehk see, et me saame nagu riigieelarvegi puhul, et me saame esitada küsimusi, et avalikkus näeb, mis toimub ja neid, kes toimetavad riigi rahaga ja riigi ressurssidega, et nad teavad, et on võimalik esitada neile selgeid küsimusi nende käitumise, nende rahakasutuse kohta. See on kõige tähtsam, me saame parema riigi, kui me räägime asjadest, me avalikustame neid, seal on väga suur mõju või erinevus käitumisel sellest, mis näite ma toon.
et mina isegi sean endale aeg-ajalt eesmärk, et ma tahan selle asja lahendada, ise sean, keegi mulle ei ütle kuskil, riigikontrolöril ei ole ülemust, kes ütleb, ma ütlen, et selleks, et see asi laheneb, ma tahaks, et ma selle asja saaksin valmis homme, ma sean endale ise kontrolli, põhimõtteliselt ma võiks tegeleda ju ennast arendavad kuu aega mõne teemaga ja ei saa öelda, et aeg on maha visatud, aga sellest ei ole lihtsalt mitte midagi kasu. Aga miks ma sellest räägin, et kontrolli tuleb tekitada ka avalikule sektorile, ehk siis aga kontrolle saab tekitada, kontrolle sellest tähendus ainult sellisel juhul, kui on näha, mis tehakse ja mis toimub. Nii et see ei ole mingisugune läbipaistvus, et mulje, et õrn klaasist asi, natuke nagu kaasamine, selline ebamäärane ei, ja see on päris asi sellepärast, et see vähendab raiskamist, see suurendab vastutust tegude eest, et see vastutamatusse teema on hoopis järgmine teema, et kas on võimalik vastutust tema võtta karistamise mõttes, vaid see, et inimesed tunnetavad, nad tegelevad ilma, et oleks näha, mida tehakse või mida ei tehta. Vastutust ei ole võimalik rääkida pimeduses. Et see peab valguse käest toimuma. Ja absoluutselt. Eks me sellest vastutusest tegelikult ju, ma eelmises saates rääkisime ka, et ega vastutust ju tegelikult ei taha keegi võtta. Kui sa vaatad riigisektoris... Tahavad küll, neid on ka tegelikult. Kui oli see kaitse, nüüd eelmises saatepärast rääkisimegi sellest, ma ei tea, vastutuse laiali määramisest. Ja ei see oli jah. Just, et vaata... No näiteks jah, siis tegite, eks ole, kaitse selle kulude auditi ja siis kantsler, eks ole, kes on oli küll uus kantsler, eks ole, Kaitseministeeriumi kantsler ütles, siin peavad endale otsa vaatama kõik, eks ole, kaitsevaldkonna inimesed. Tegelikult ju ei ole niimoodi, et kõik peavad vaatama, tegelikult on võimalik see vastutaja siiski leida, aga neid näiteid on veel, eks ole. Terviseameti see külmladu, on ju. Tehakse, eks ole, ka mingi selline dokument, siis öeldakse, et siin on ikka nii palju neid vastutajaid või siis Riigikogus oli see, mis oli see, hasartmängumaksu seadus. Ei siin on ikka praktiliselt Kadrioruni välja kõik vastutavad. Muudkui vastutavad. Aga siis ei ole ju vastutust. President ka ei lugenud, oli selline. President ka ei lugenud, tema ka süüdi. Aga siis ei ole vastutus. Et see, mis ma ütlesin ennem, et võetakse küll, et ühe lauaga me ei saa lüüa. Tegelikult on avalikus sektoris ja see puudutab ka neid eelmisi teemasi. On tegelikult on väga erinevaid inimesi töötab, aga see head näited kõik, mis te tõite, et võtame selle sooja külmhoone, et sooja külmhoone puhul lausa korraldati uurimine ja mis me teada saime, et tõepoolest, et arhitekt on süüdi, ehitaja on süüdi ja kõigi RKS, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on süüdi, asutus ise ka süüdi ja nii edasi, kollektiivne vastutus, kolhoos. et kollektiivset vastutust ei ole olemas, see on tegelikult, tähendab vastutuse täielikku hülgamist, tähendab kollektiivne vastutus, et see sõna ei sobi sinna, see vastutus sinna taha ja ma saan ise ka aru, mida tollal mõeldi, et kõigil on mingisugune oma roll, aga kuskil on üks, kes peab tagama, et need asjad toimuksid. Et kuskil on dirigent, kes määrab, et sümfoonia toimiks. Ja antud juhul, mis puudud seda, seal on üldse mingid kahtluski, tegevist oli Terviseameti juhiga. Võib-olla eelmisega, mitte selle samaga, kui see ehitati. See on väga selge. Ja kui sellest aru ei saada, siis need asjad ei hakka mitte kunagi toimima. Sellepärast, et kui see keskpunkt, kes peaks vastutama, et tervik toimub, ei saa aru sellest, et ta selle eest vastutab, siis ei hakka asjad juhtuma. Hasartmängumaksuga oli sama asi, tuli ka vist kollektiivne vastutus sõna jälle seal välja ja jah, võib tõepoolest... Kollektiivne vastutus ja lisaks oli minu arust seal veel oli anonüümne ametnik ka. Ja inimlik eksitus, et käib ka alati selle asja juurde ja sageli see nii ongi, et eksituse tähtsust vähendada, aga jah, siin tuleb eristada kahte asja. Me võime arutada sellele, kes kõik veel oleks võinud märgata, aga kuskil on keegi, kes vastutab selle eest, et need asjad korras on. Et need on erinevad asjad, me võime ette heita, et näete, lugesite, oleks võinud märgata, aga kes on see keskpunkt, kes vastutab selle eest ja see on alati olemas. Nii et ta jõuab kuskile tagasi, ka see vastutamine tähendab ilmtingemata karistamist. See on nagu teine asi, et minu meelest vastutuse mõte on eelkõige see, et kõik saavad oma rollidest aru. Ja ma arvan, sageli see hirm vastutuse eest tekitabki tekib sellest nagu karistuse hirmust, et eristame asjad, üks on vastutus, mis tähendab karistus selles mõttes, teine on vastutus selleks, et riik toimiks, mitte ainult riik, vaid mis iganes, ka eraettevõttes ju vastutatakse millegest, kodus vastutatakse millegest, see on oluline, et toimiks. Eestis on muidugi üks häda selle vastutusega, et võtame selle sama, me ju tegelesime ka selle külmhoonega, et meie jõud raugeb pärast seda, kui süüdlane on leitud või vähemalt mitte süüdi olev lahti lastud või midagi on toimunud, aga ja ka tollal see viidatud, et
ütleme, et kas meil on nii palju energiat, et pärast asuda ka seda probleemi lahendama, et minu meelest Eesti puhul on sageli see, et fookus on sellele, et kes on süüdi ja arutatakse läbi, teema on üleval, aga kas te teate, mis seis praegu on külmhoonega või külmhoonega, sooja külmhoonega ja nii edasi, mitte keegi ei tea, ma ükskord küsisin, et tegelikult see on lahendatud, aga see enam ei huvita, tegelikult riigi seisukohalt on tähtis see, et kuidas see probleem lahendada ja võiks arutada selle üle, et kes tegi. Sageli see, kes tegi, on kõige parem selle probleemi lahendaja, et kuna ta on aru saanud, mis on juhtunud, et kuidagi võiks seda 2 nädala, millest me alustasime, seda tähelepanu vastutajalt viia ka sellele, et lahendaks ära. Ja kui te nüüd mõtlema hakata, väga paljude asjade puhul käib see asi üleval, kes vastutab, aga mis pärast sellest sai, siis on juba väsimus peale tulnud. Et me üritame seda teist otsa ka katta aeg-ajalt, et vaadata, et mis sai ja küllap neid on teisigi. Absoluutselt. Mul tuli veel üks väga hea küsimuse kohta vastutusest minu arust, et kes selle Rail Balticu eest vastutab? Minu arust, me sellele oleme ka ikka viidanud aeg-ajalt, et minu arust me pidime siin 2 miljardi eest Berliini saama, palju praegu on, ma ei tea, Riigikontroll ka vaatab seda asja. Jaa, kogu aeg vaatab, meil käib ka praegu lätlaste leedulastega juba uus töö sellel teemal, me oleme väga tihedalt vaadanud, mitte 2 miljardi eest, vaid 1,3 miljardi eest Eesti vaates, ainult kitsalt Eesti vaates. 1,3 miljardist on praegu 3,6 saanud ja erinevatel põhjustel ja ma arvan, et see on üsna selge, kes Eestis vastutab selles tähenduses, kes peab korraldama. Aga nüüd me oleme jõudnud tegelikult, üks on see raha küsimus ja on väga palju erinevaid küsimusi aja jooksul olnud. Ma julgen öelda, et see, mis Eestis praegu toimub, on tegelikult päris hea. Ja nüüd viimase 1,5 aasta jooksul on see Rail Baltic Estonia üsna hästi selle töö ette võtnud. Nüüd kui on otsused tehakse, et ta teeb seda tööd päris hästi. Meie probleem on nüüd nagu Läti, millest on palju räägitud. Ja vaat see on see koht, et nüüd kes vastutab selle eest, et lätlased hakkaksid liikuma. Et mitte ehitamise eest, vaid et meie maksumaksja raha Iklani, võib-olla Pärnus saab kiiremini edasi, sealt see kasu on, et see ei ole mõistlik raha kasutus, kui lõpuks tuleb välja, et 5 aastat Läti ei tee mitte midagi pärast seda. Siis meil on raudtee, sinna Tiit reisid bussidega edasi, Varssavis ikka ei jõua mõistliku ajal. See on minu meelest järgmine küsimus, et kui me siin välispoliitiliselt oleme väga edukad, räägime, kuidas Trump võiks teha ja kuidas Ukrainas võiks käituda, aga mida Lätiga võiks teha selleks, et me saaksime Lätist läbi. Minu meelest see on üks selline lihtne, ei ole päris lihtne, ei ole ülesannest, Lätil on väga palju raha puudu, Lätil on veel rohkem raha puudu. Tegelikult ma paneksin selle raskuskeskme nüüd hoopis teise punkti, et mida teha Lätiga ja kes vastutab sellest, et aga ega meil ei ole selle Lätiga midagi teha, me saame siin enda eest vastutada. Minu arust me tegime eelmisel kevadel, Kihoga tegime saate, Kiho on, eks ole, ju olnud pikalt selle Rail Balticu kriitika ja nii edasi ja ta ütles väga hästi, me ütlesime talle vist ka niimoodi, et kuule, ega seda projekti vist enam, seda suustirongi enam seisma ei pane. Kuidas ei pane? Tuleb kohe seisma panna kõik, Miks ei pane? Ei pane rohkem raha sinna alla, aga nii ei ole vist läinud, Kuskil on see piir, minu teada on praegu ikkagi see raha, mis seal all juba kas kohustusega kaetud on ja kulutatud kuskil 1,4 miljardit või midagi sellist, nii et selles mõttes ma arvan, et võib küll öelda, et ühest hetkest alati tuleb kaaluda, kas on mõistlik või mitte, aga kuskil on võib-olla see piir ületatud, aga nüüd tuleb mõelda, et kui me seda oleme teinud, kuidas päriselt seda mõistlikult ära kasutada, mina arvan ikkagi, et ega meie ei saa siin midagi Lätiga teha, aga minu arust see on väga mõnus välispoliitiline väljakutse arutada selle üle, et kuidas midagi ette võtta. No aga nagu uudistes on saanud lugeda, et on vaja lihtsamaid välispoliitilisi teemasid, et mida päriselt on võimalik lahendada siin, just hiljuti Delfist lugesin, et lõpuks ometi selle Lähis-Ida kriisikoldest eestlast ära toomine on see lihtne lahendus, mida Välisministeerium saab teha, aga see ju tundub neile võib-olla liiga suur suutäis siis või? Ja ega ta, küsimus, kas Välisministeerium või on siin Kliimaministeerium, et see tuleb ka kokku, kõike mingisugusel viisil ka seda tööd tehakse, aga põhiprobleem, et lätlastel pole raha ja selge on see, et meie lätlastele nende puudolevalt raha anda ei saa, et küsimus on see, kuidas lätlased saaksid nii toimetada, et lõpuks selle lahendaksid, sest et kui me ise läksime Läti asemel, me oleks vaja Berliini saada, tõenäoliselt kujutad ette, et Läti on ei ole väga atraktiivne rahapuuduses mõelda selle peale, kuidas siis meist põhjanaabrid saaksid oma probleeme lahendada, ma saan isegi sellest täielikult aru ja seetõttu ongi surveoluline, aga mis praegu on, kui ma ütleks teile praegu näiteks seda, või teile, kui te oleksite Tartus, et ma olen siin praegu Tallinnas, aga ma olen poole tunni pärast kohal. Te ei usuks seda.
aga me usume seda, et lätlased ütlevad, et aastal 2030 on raudtee valmis. Tuleme sealt ära ja ütleme, kui lätlased ütlesid, siis usume, siis vaatame praktiliselt. Samas lauses öeldakse seda, et kui Eesti nüüd ehitab nii sellises viisil, nagu ta praegu planeerib, siis me saame valmis. Aga siis me peame täpselt nii minema. Siis me ütleme, et lätlased on 2 aastat maas. Ja mõtleme, kuidas need asjad nüüd kokku käivad. Ehk Läti ei saa valmis, pluss neil ei ole raha. Et minu meelest ei saa sellega leppida, et tuleks hoog tagasi, lätlased ütlesid. Et lätlased mõtlevad, et no eestlased nii lihtne saak, me lihtsalt neile ütleme, et me saame valmis, aga tegelikult see ei ole praktiliselt tehtav. See on siuke ja mis sa pärast ütled, kes see oli, kas Churchill ütles niimoodi, et poliitikud ütlevad, et lätlased ütlevad, poliitiku ülesande on öelda midagi, mis tuleb ja siis kui ei tule, tavaliselt ei tule, siis selgitada, miks ei tulnud, on. Siin tahaksin isegi võib-olla, siin saab Rail Baltica motiividel, aga see läheb nagu laiemaks. Me aastal 2021 ju vaatasime ja siis öeldi, et me peaks praegu prongiga sõitma. Siis öeldi 2026 saab valmis. 2021 ütlesime, et ei saab, 2026 saab valmis. Siis läks 2 kuud mööda. Covidi aeg oli siis. Ja siis äkki pikenes 2 kuuga 4 aasta võrra. Täiesti kindlalt see valmis, siis pikenes 4 aasta võrra. Sellepärast, et aasta varem mingid sõlmitud lepingud ei lähe nii nagu plaanis, ehk siis aasta varem tehtud lepingud ei ole aasta jooksul liikunud, aga juurde tuleb 4 aastat, see on selgitus ja mida ma öelda tahan on see, et see on see, te olete minu eest ka varem rääkinud sellest hämamisest, et tegelikult on väga lihtne öelda, et meil juhtus see kriis, teine kriis, 3. kriis, 4. kriis, küll me oleks teinud, aga juhtus see asi, et tegelikult ka see ostetakse väga sageli ära, et alati ju midagi juhtub ja siis saab öelda, et see oli nüüd selle pärast ja küll siis see järgmine laheneb, ehk tegelikult natuke selline õhus hoidmine on see, et mina ei ole see halbade uudiste tooja, küllap tulevikus saab öelda, kui vastutaja vahetub, mina oleks teinud, aga tema jättis selle tegemata või tuli mingisugune oluline kriis, siis mitte, et see või midagi muud. Nii et selles mõttes natuke sellist hämamist, eksitamist on liiga palju ja võtame üsna kergelt sisse. Aga veel kord ma kogu aeg tahan rõhutada, et on ka ikkagi asju, mis toimuvad väga hästi, aga me lihtsalt räägime nendest asjadest, mida võiks paremini teha. Kusjuures see sama, et küll kui mina oleks olnud võimul, ma oleks teinud paremini, see on ju meie poliitikute jutt tihti peale. Võimul olevad poliitikud kritiseerivad, et praegu on halvasti sellepärast, et eelmine valitsus tegelikult tegi. Igal pool nii, ma arvan. Riigieelarve on ju miinuses sellepärast, et eelmised on kõigis... Ma arvan, et see on omane, et kui me vaatame ka teisi riike, et siis see tegelikult nii käibki. Et sinna ei ole midagi teha, eks need peavad kaitsma, keda süüdistatakse ja vastupidi. No see on, eks ole vaata natuke seotud vist ka selle sama poliitilise kultuuriga, millest me ennist rääkisime. Meie oleme suured ju, ma ei tea, poliitika jälgijad, vaatame, ma ei tea, kus Mirko Ojakiviga võib-olla veel mõni vaatab siis seda Riigikogu infotundi nagu laivis on. Et siis sa saadki aru, et see poliitiline kultuuri, mina nimetan seda poliitiliseks kultuurituseks juba on. Et siuke lahmimine on päris nagu... Reljeefsus. Ja seda tehakse ju sellepärast, et seda vaadatakse. Et kuna, mulle öeldakse, et mul on midagi viga, et ma seda vaatan. Mina ka aeg-ajalt ikkagi jätan kõrval, et võib-olla ma teen midagi ja kõrvad kuulan, mis parasjagu. See on nalja mõnikord vähemalt, selles mõttes on nüüd tore. Ma tahtsin ühte asja veel küsida, ma ei tea nüüd, kas see Riigikontrolli alla nagu kuulub, aga mul tekkis mõte kuidagi niimoodi, et meil on Eestis ka teatavas mõttes probleem sellega, et kuidas on õiguskaitseorganid, et kuidas ütleme neid kontrollitakse, eks ole, et võtame julgeolekuasutuste järelevalve komisjon, et tihti saavad kriitikat, et nemad selle eriti ei kontrolli ja niimoodi on ju, et kaitsepolitseiametit ja prokuratuuri ja nii edasi. Ja üks konkreetne asi, mis nagu on see, et seaduse järgi on ütleme siis jälitusasutustel, õiguskaitseasutustel ju kohustus teavitada inimesi, kui neid näiteks, kui nad on sattunud pealtkuulatud kõnesse. Ja kaitsepolitseiameti juht ja täiesti loogiliselt on ka öelnud, me iga päev kuulame ju kedagi pealt ja see ongi nende töö, on ju, mitte pealt kuulamine, aga ütleme siis, see on nende meetod, kuidas nad siis seda turvalisust meil tagavad, üks neist meetoditest siis, eks ole, et nad ju tegelevad jälitustegevusega. Ja eelmisel suvel siin Paul Keres saatis ka Siseministeeriumis sellise palve, et tahaks nagu nüüd aru saada, et palju ja miks ei ole tehtud, eks ole, ja miks ei ole teavitusi tehtud ja nii edasi ja Siseministeerium midagi sellist vastas, Taro vist vastas, et ei ole teie, või ühesõnaga, et kapo ütles, et kõik on korras või midagi sellist on. Kas see ka kuidagi Riigikontrolli, ütleme,
skoobi all läheb, et kuivõrd seal sellistes olulistes kahtlemata asutustes, eks ole, käitutakse nüüd selle seaduse joone järgi, eks ole. Me seal vaatame nendes asutustes, vaatame rohkem rahakasutust, see on asi, millest ma ka rääkida ei saa ja nende ma võin teile öelda, et seal ei ole, seda võib öelda, et suuri probleeme rahakasutuse mõttes ei ole, et sisu teemasid natuke vähem, aga õiguskantsler on see, kes selle teemaga tegelikult tegeleb ja jooksvalt ja kindlasti on asju, mis on avalikult teada, mis mitte, et tema seal valdavalt toimetab ja see on nii-öelda tööjaotuse koha sealt pigem see küsimus, pluss on erinevad uurimiskomisjonid ja asjad, kas nad töötavad või tööta erikomisjonid, et see on järgmine teema, et jah, seda on keeruline. Aga see, mis puudutab seda laiemalt seda nagu riigi teadmist inimeste käitumisest või seda kaamerate temaatikat ja kõik, mis on ju tegelikult üleval olnud, et jah, kindlasti kõrvalt on tunne, et seda on nüüd kuidagi hästi palju tekkinud, ja küsimus, et miks näiteks, et miks sellised asjad juhtuvad, et ütleme see jälgimise huvi või et eesmärk ei ole jälgimine, vaid tegelikult nagu selgituste kohaselt sellepärast, et meil kõigil oleks parem. Turvaline. Et aidata, jah, et oleks turvaline ja nii edasi, see on nagu selles mõttes keeruline teema ja vaat siis tulevad sisse need küsimused, et ausal ei ole midagi varjata ja minul ei ole ju küll midagi selle vastu, et vaadata, põhimõtteliselt ma arvan, minul ja paljudel teistel ei ole midagi selle vastu, kui näiteks suguhaiguste kabineti ette kaamera panna ja lasta nagu kaku kaamerast, et kes seal parasjagu käib, enamus ei ole mitte midagi selle vastu, et seda vaadata, ma ei tea, kas see on kriteerium, et me peame tegelikult vaatama, mis see nagu tähendab, et antud juhtumil võib öelda, et väga paljud inimesed hakkavad, ütleme, ravivad ennast muul viisil, võtavad välja ravimata, mis iganes, et tegelikult kõik need asjad, et mind see ei puuduta, ühel hetkel puudutab ja ma ei tea, võtame siis seda, et mul isegi kodus mõnikord, mul õnneks naine selline, kui ta mul kogu aeg küsiks, mis sa nüüd teed, kus sa lähed, mis teed? On sul midagi varjata siis, kui sa ütle, et küsimus on selles, et ma ütleks selle peale, ei ole teie asi, et mitte naisele ma ütlen seda kunagi, et ma kindlasti tundun talle siin suurem äss, kui ta seda vaatab, kui ma tegelikult olen, aga mõte on tegelikult selles, et küsimus ei ole selles midagi varjata, vaid lihtsalt see on järele küsimus ja sekkumine on vajalik siis, kui ta tõesti on vajalik ja põhjendatud ja väga paljudel juhtudel ta on põhjendatud. Ja eks me oleme ju tegelikult, sageli on see küsimus selles, et seda on vaja selleks, et mingeid probleeme lahendada, see on tõsi. Eestis on väga palju lahendamata probleeme, mille tuleks tähelepanu pöörata. Me oleme auditis vaatanud erihoolekandega inimesi, kes vajaksid suuremat tähelepanu, muuseas oleksid üksikud inimesed, vajaksid jälgimist, mitte selles tähendus, et kaamera on, vaid kuidas aidata siis sellele kaasa, et kui neile midagi juhtub, et kuidas toetada seda, ma ei jumala hästi pea kaamerat silmas, vaid kuidas nad saavad märku anda ja nii edasi. Väga palju selliseid asju, kus riigi abi on tegelikult ka vaja ja sinna tuleb ka rohkem tähelepanu pöörata. Absoluutselt, jah. Kusjuures mul tuli meelde selle sama, et ausal pole midagi karta, et Allar Jõks siin samas meie saates ütles, et vastupidi, ausal on väga palju midagi alati on midagi karta, alati on midagi karta, see on muidugi konkreetsed näited ka, aga mis see märgib, miks me libiseme sinna siis sellises tunnetuslikult sellesse, et rohkem jälgimist on parem ja ma arvan, et jälgimine oli eesmärk, et tegelikult kui nagu seda lahti arutama hakata, mul kõrvaltvaatajana on küll nagu tunne, nii palju kui mõnest kõrvaltvaatajaks on nimetada, et tegelikult minnakse peale hea kavatsusega, et me saame lihtsamini ja kergemini lahendada mingisugused probleemid, mis on päris probleemid, aga sellega tegelikult nagu paljude asjadega, kui sa midagi lahendama hakkad, siis seal kõrval tekib mingi hulk hoopis teistlaadseid probleeme. Ja kui siis need kõrvale jätta ja nendega mitte tegeleda, siis ei lahendada probleemi, võib-olla lahendatakse, aga teiste probleemide hulk suureneb. Ma kahtlustan, et siin on tegelikult siiski valdavalt head kavatsused probleemide lahendamisel, lihtsalt need kõrvaltagajärjed on need, mis jäävad tähelepanu alt välja. Nojah, põrgutee on ikka heade kavatsustega sillutatud, selles mõttes, et ega siis mind iseenesest, kes ma kuidagi sellise kõhutunde pealt juba saan aru, et mis asi on, miks on privaatsus oluline vabal ühiskonnas ja nii edasi, et mind tihtipeale üllatabki see, et paljud inimesed ütlevadki, et seesama, et ausal ei ole midagi karta, aga las nad siis vaatavad, las nad siis jälgivad, aga mis siis on, täpselt see ongi, et milline on sellise ühiskonna
paratamatu potentsiaal lõpuks, see on suur probleem seal iseenesest. Mingi sekkumisega me peame leppima, aga see peab olema väga põhjendatud sekkumine, ma arvan, selle põhjendamisega tuleb tegeleda, läbipaistvust rääkisime, läbipaistvalt ja selleks peab olema debatt, selleks peab olema, seda ei saa nii-öelda kuskilt kabinetis otsustada, ametkonnas otsustada, vaid see peab tähendama sisulist arutelu Riigikogus, et muud varianti. Vot siin selle nii-öelda kuidas nüüd öelda, seesama, et kes peaks, ütleme, ma ei tea, debatt on vaja, aga tegelikult vahepeal jääb mulje, et protsesse suunavad tegelikult ju hoopis ametnikud, on ju? Noh, see ikka kabinetis otsustatakse. Kabinetis otsustatakse, aga minister tuleb, lihtsalt kannab ette. See sama kaameratega täpselt sama hea oli, et mitte ükski poliitik ei ütles, et Taro kord ei tea, aga vaata, kas on siis kabinet, ametnikud on ju. Siseminister ei teadnud, endine siseminister ei teadnud, keegi ei tea. Ma tegelikult selle teema puhul arutaks seda hoopis kõrgemalt, et siin oli tööandjate keskliidu üritus Tuulelohelend siin paar päeva tagasi ja Marju Lauristin ütles, varemgi seda öelnud, et Eestis ei toimi võimude lahususe printsiip, ehk tegelikult täitevvõim ja seadusandlik on peaaegu üks sama. Ehk siis, et kui nii-öelda seadusandja peaks tegelikult olema see, kes kontrollib täitevvõimu käitumist, siis Eestis on see, ikkagi see nimetatakse kummitempliks, aga see kõik toimub väga sujuvalt, et seal nagu ei ole piire vahel, jah, tõepoolest seal on opositsioon, mingi arutelu toimub, aga see kõik väga sujuvalt ja see nagu probleem algab sellest, et tugev Riigikogu. Ma olen ju varem kantslerina töötanud ja mäletan aegu, kui Riigikogu liige tahtis mingeid andmeid saada või et ehk analüüs, seda tehti. Et saadeti, lubati, nüüd ma olen kohanud olukordi, kus ei saadeta, pärimise peale ei saadeta, ütleme siis lugupidamine ja ma ei mõtle alandlikkus siin selle all, selles kõik halvemas tähenduses, vaid lugupidamine ka Riigikogu liikmes soovi suhtes, et ma olen tajunud sellist plärtsumist ja kärkimist, mis minu meelest ka ametniku puhul ei ole kohane, jätan poliitikud kõrvale, et vastusena, et võib-olla tuleb tunnistada, et sageli poliitik ütleb väga halvasti ametnikule ja see reaktsioon, vähemalt vanasti, me suutsime, kui ma selles ringis olin, suutsime tagasi hoida ja minu meelest see Riigikogu selline allatõmbamine on ka selle probleemi alguspunkt, kus me ütleme, et ametnikel on hästi suur otsustusvabadus. See, mis puudutab kas ametnik või minister, ma ütleks teistpidi, et kõige hullem on see, kui üldse mitte midagi ei toimuks. Aga nüüd on küsimus selles, et eks ministrid on väga erinevaid ja kuskil on tugevamad ametkonnad vastus ja ongi keeruline, et minister vastutab ja ministri kvaliteet ikkagi hindame selle järgi, kas tema otsustab olulistes poliitilistes küsimustes või mitte, et vastutus on temal, aga tõepoolest tähelepaneku õige, näeme ka seda, kus sageli minister kannab ette neid olulistes küsimustes, neid punkte, mis on varem ette valmistatud, olulistes. See, et ametnikud teevad igapäevast tööd, hoiavad riiki käimas ka valitsuste vahetusega, see on täiesti tavaline, see on täiesti normaalne, see on väga hea, aga olulistes küsimustes peaks minister. Aga see ei ole ametnike probleem minu meelest, vaid see on ministrite probleem, et nüüd rohi ei ole see, et kuulge, ametnikud, jätke tee ka nüüd kõik asjad kõrval, vaid küsimus on, kuidas see tule tekib. Mina alustaks Riigikogu, valitsus, minister ja siis ma usun, et asjad lähevad nii, nagu me põhiseadust lugedes kujutame ette, kuidas riik võiks toimuda. No vaatame, me oleme siin mõnusalt nende teemade üle arutledes, olulised teemad kõik, eks ole, selle saate ajal siin täis ka rääkinud, et iseenesest ma tegelikult tahaks ühe küsimuse siiski sult veel küsida. Ja see küsimus oleks see, et kuidas sulle endale tundub enda töö vaates? Saad sa rohkem kiita või laita? Tänutundlikumaid ministreid pärast avalikustamist ei ole ma näinud, kes alati, kui meil on see Riigikogus Urmas Reinsalu komisjoni koosoleks, kõigepealt tänatakse Riigikontrolli. Ja tänu on alati tore, aga eks me saame ka natuke sellest aru, miks seda täpselt nii tehakse, aga mulle tundub, et jätame selle kõrvale, et mis avalikkust laiemalt puudutab, et siis ma olen viimase ajal juhtunud väga palju selliseid asju viimase 3-4 aasta jooksul, kus tänaval tullakse juurde, tänatakse, et mingit asja tehakse ja mingitele asjadele tähelepanu juhitakse ja ma arvan, et nagu see on selline hea tunne, mõnikord isegi piinlikki, kus tullakse juurde ja tänatakse, et see on hea tunne, see, mis ministeeriume puudutab, siis ma arvan, et on üks selline reegel, mida ma tajunud olen, et kui see kriitika tuleb,
siis see sageli tundub ametnikele ebaõiglane või selline terav sellel hetkel. Aga minu jaoks on niisugune 3 kuu reegel, et siis aeg läheb natuke mööda ja ühel hetkel mööndakse, et tegelikult ei on tulnud midagi. Mitte alati, et ka meil on võib-olla võime mõnikord ebaõiglane olla, et kas sõnumi asetamise mõttes ja nii edasi, aga see tuleb sageli ja kas ta just tänutunne on, aga mulle meeldib see, et vähemalt tuntakse, et me nüüd ebaõiglaselt ei ole kohelnud ja see on peaaegu see sama asi. Et meie jaoks on kõige tähtsam olla nagu sõltumatu, et me võime ise kausalt lollid olla, aga peaasi, et me sõltumatud olema, et see, mida me teeme, et seda võib usaldada, et seda ei ole kallutatud. Meie juurde tullakse ka ministeeriumidest, on tuldud, et palun tehke teie see analüüs, sest teid usaldatakse. Ja see on minu meelest oluline, me ei tee muidugi tellimise peale ühtegi analüüsi, et me ei saa seda teha, siis tuleb pöörduda ülikooli praksisesse rahaga ja küsida. No näiteks. Või mingid teised uurimisasutused. Ja äkki on veel mõni. Ja suvalise näitena, et ei taha siin kuidagi reklaami teha, aga oli aeg, kus peaaegu ainult sealt tellitigi. Aga jah, et mõte on see, et need ei ole meie, kes selliseid asju teevad ja ma ütlen, see on nagu selle mõttes hea tunne. Kas me oleme mõnikord ebaõiglased olnud? Võib-olla mõnikord on see sõnum olnud tugevam, suund on õige, aga üldiselt ma arvan, et me ei ole väga ebaõiglased. Oota, kaua sul on seda ametiaega nüüd ees on? 2 aastat. 2 aastat veel? Enam-vähem, täpselt 2 aastat, 1 kuu. Ja kas pärast seda, kuidas sealt Riigikontrollist kuhu siis minnakse? Jätkatakse. Mõni läheb presidendiks, mõni läheb ERMi enne. Vahepeal tuleb muuseumit juhtida, see ei ole ühesuunaline tee, nii lihtne, et kohe, et eks näeb, mul on siin erinevaid aja jooksul tööpakkumisi tehtud ja eks ma siis vaatan, kui 2 aastat täis saab, siis võtan tiugu ja kandle ja lähen. Ma ei tea, kes see tiugu on, aga küll ma kandle leian. Kuule, aga väga hea ja meeldiv oli siin sinu vaateid jagada meie kuulajate ja vaatajatega, et aitäh, Janar, et sa said stuudiosse tulla. Aitäh kutsumist. Suur tänu ka teile, head kuulajad ja vaatajad, ja tuletan teile meelde, et saate aidata meie saatel ka levida. Märkige see meeldivaks ja jagage sotsiaalmeedias sõpradega. Seniks kõik head.